82% maksimum, millest olen ära kasutanud. Ta annab sulle selle võimaluse, et kui sa teed midagi ja sa oled kuskil poole peal, siis kui sul vanast oli see 200 kilo kontekst, siis ta lihtsalt sul mingi hetk ütles, et stopp, ma ei saa midagi teha, eks ju. Aga nüüd sa saad minna, lõpetada selle asja ära, teha memory, teha kiiresti ja alustada uuesti. See on pluss jah, aga ikkagi natuke kontekst. Ta annab sulle natuke nii kurvalisust ja aeglasemalt tahab ka, jah. Aga täna ta mulle 2 korda ütles, et selle please wait. Jaa, eile õhtul jah, ma kirjutasin oma seda CMS-süsteemi, siis jah, jõudsin mingi punktini ja siis järsku vaatan error 500, internal error 500, õudne. Ja mul on keset tööst ka veel, et siis ma tahtsin vaikselt magama ka midagi. Igaks juhuks nagu ootan ära, nagu tagasi enne praegu, et ma saan nagu äski lõpuni viia. Ma olen Explore'i kasutanud enne vist. Aga jah, ma panin nüüd selle chat-GPT-l kinnimas, et seda ei ole enam vaja. Ma kooli kaudu saan seda chati saan seda kasutada, eks? Ma kasutan ka seda kooli chati põhjust selle jaoks, et kui mul mingid tõlketööd on vaja või midagi sellist. ChatGPT tõlgib üllatavalt hästi. Claudi oska eesti. Väga üllatunud. Ma kasutan ka chati tõlkimisel alati. Ma eile lasin 500 PDF-i läbi Listrali tekstiks. 11 eurot läks maksma. Mul on vaja veel 1500 dokumenti. See 50 oli demo randis. Kõigest paarkümmend eurot üsa. Kõigest paarkümmend eurot. Ja ma arvan, jah. Mul on vaja lihtsalt ühe korda kogu meie dokumendibaas kvaliteetselt MD formaati saada. Aga nüüd, kui mul see cloud code on olemas, kas ma pean midagi veel siin seadistama või? Kitiga peab ka sidama. Aga mingit API-ühendust või midagi ei ole vaja? Ei. Sa kasutad Cloudi enda seda? Sa kasutadki Cloudi enda ja see on hea, aga ma ise kasutan seda konsooli oma. Aga sa võid see, jah, see on hea. Okay. Tähtis on see, et see on Cloudi enda. Mida mina soovitan? Ei, see on, seda räägib sulle juba see code, mitte cloud code. Ja, aga üks hetk tuleb keel valida ju. Te pole midagi veel teinud või? Ei. Siis oota, siis kas me pidime midagi tegema? Ja 2 ülesannet on juba ju. Jaa, tahtis, aga 2 ülesannit ei ole. Mis see teine on? Vaata nüüd või? Minu meelest oli jah. Seal on 2 jah, aga 1 on nagu täidetud, teine ei ole. Ja üks on tühi selle. Saime. Üks on build your own chat interface. Ei, no see on mingi suur asi. Jaa, aga see tuleb, ei, see on esimene projekt alles. Ja te olete kuskil sellega juba jõudnud? Jaa, see mul on... Tere! Üks asi on üllatavalt palju mingisuguseid komakohti on seal edge case ja vaatasin tema ja sain 2, ei ole vähe. Kui sul juba cloud code on ja sa oled seal alustanud, siis asi, mida mina soovitan on see asi, et get shit done. Väga hea. Sul on cloud code ja sul on project kirjeldus, mis sul veel vaja on. Kui sa kirjutad üle 5 rea koodi selles aines, siis Keveni ütles, et kukub läbi. Siis on läbi kukub, Ma piirdusin nulliga. Ütleme niimoodi, et lubatud on kirjutada mitte programmeerimiskoodi. Lubatud on parandada näiteks pealkirju, stringe, midagi niukest on ju. Või kui sa koodis midagi veidrat näed, siis sa ise ei hakka muutma, ütled lihtsalt Claudile, kuule, siin on see veider koht, mine paranda ära. Jaa, aga sa pead mõtlema. Sul oli õigus, et ma seda 20x ei võtaks. Ma pole seda 5x-i suunnud limiteri ajada veel. No, ma ütlen, selleks tuleb ikkagi hakata nagu paralleeltööd tegema, nagu automatiseeritud paralleeltööd. Et mul on nagu mõned korrad nagu õnnestub seda 5x-i nagu ära tappa, et nagu niisama nagu ei. Aga siiamaani see 100 euri väärt. Ei avas. Päris korralikult. Me võtame seda keelesitta. Pärast rääkida oma seikudes. Härra räägi pärast, aga mitte täna pärast. Ei, ma tegelikult olen kuulnud. Getsit Tann on see, et ütled start new project ja siis ütled, et käveles see, et tuuleks. Ja siis ta küsib sinu väga palju küsimusi kuniks lõpuks. No kuskil
ma proovisin seda teha Ketsitaniga. 2 tundi ta küsis küsimusi. Ja. 2 tundi. Valikuvastused ka. Ja annab sulle valikuvastused, see ongi see asja idee. OpenSpec tuleb seda sama asja. OpenSpec, kui sa võtad OpenSpec Explore ja sa ütled talle, mis sinu mure umbes on, siis ta hakkab sinu käest küsimusi, kuni ta jõuab sellele ideele, et kas tal on nüüd piisavalt infot selleks olemas, et teha sinu nagu proposal valmis ja sealt edasi teha tükke. Selle OpenStackiga on see asi, mida näiteks see C-Sharpis ja JavaScriptis, teistes ainetes, kes on teinud näiteks selle to-do rakenduse selle OpenStackiga, OpenSpeciga, jah, siis nad tulevad ja neil on nagu super over-engineered see. Seal on miljon layerit ehitatud ja mingi mega keerulised. Aga mis nad siis küsisid niimoodi? Miks mitte küsida, et taha lihtsalt saada? See on nagu... Ketsitan oskab ka nagu lihtsalt. Ja see GST ongi, ma ütleks, selliste Green Day projektidel väga hea. Sulle see OpenSpeci ma proovisin tööl ühe mega projekti kallal ja kui sa talle alguses teed selle õpetamise protsessi ära, siis edasi on ta jumala hea. Edasi on hea. Aga sa pead alguses mingi reaalselt paar tundi kulutama aega ja megalt tokeneid. Aga what's the question? Selles suhtes, et see on seda ju väärt. Ja, on jah. Ja kujuta ette, palju sul nagu ise võtab projektiga tutvumine nagu aega, kui sa lähed nagu nullist sinna peale lendud. Ma ütlen nagu uute projektide tegemisega, et üks asja. Aga see mure, mis mul oli selle asünkroonseks tegemisega, mis ma chati kirjutasin, selle tegi Claude Code ilma selleta, et ma oleks talle midagi seletanud 5 minutiga ära. Siis kirjutas ise testi ka sinna kohe otsa. Asünkroonne kood on ebausaldusväärne. Selles suhtes on ju. Eventual consistency, see tegelikult tähendab, et see on suur termin selle taga, ja eventual consistency on ebausaldusväärne. See on olemuslikult kirjeldabki ebausaldusväärsust, et nagu kunagi võib-olla ükskord saavad kõik meie andmed kokku, aga päris kindlad nagu võib-olla ei saa igaks üks olla ka, võib-olla ka ei saa. Lihtsalt see rakendus, mis pöördub sinna poole, tema ei taha mingit vastust, tema ei taha andmeid tagasi, ta ainult trigeldab selles teises rakenduses, et mine nüüd hakka kokku koguma andmeid erinevatest riigi XT punktidest ja pane nii-öelda tee lõpuni valmis mingi analüüs. Tema ei taha mitte midagi tagasi. Milles see probleem lõpuks? Milles see nüüd probleem parasjagu on? Enam ei olegi probleemi, aga millest oli? No probleem oli selles, et ta tegi selle pöördumise sinna API pihta. Trigerdas sellega mingi käitumise. Ja see ootas nii kaua, hoiti kinni seda ja tema sai timeout'i. Aga miks ta see kinni pidi hoidma? Miks ta tahtis see kinni hoida? See teine pool hoidis. Teine pool hoidis? Jaa. Teine pool ei andnud tagasi, et background job started pakka? Ei. Ta nii kaua hoidis seda sessiooni püsti, kuni ta ära tegi ja siis vastas okei. Ja siis see minu rakendus sai timeout'i. Ja minu rakendus vaatas, et okei, ma sain timeout'i, selge, 5 minuti pärast proovin uuesti. Ja siis tegis selline loop. Nii, aga lahendus oli? Tegid enda oma ümber või? Tegid enda oma ümber või tegid enda oma ümber? Ma tegin sinna vahele, tegin siukse async mooduli. Sest nad tegelikult oleks nagu nende oma ümber teha, on ju? Ei, nad kirjutasid väga konkreetselt, et minu rakendus on katki. No jah, aga see ei ole normaalne, kui sul on nagu mingi endpoint, mis trigerdab mingi maagera protsessi, on ju, ja siis 30 minutit teeb seda, siis ütleb tagasi ok, on ju. Et seal ikkagi tavaliselt tehakse 2 eraldi endpointi ühest, kus ütled, et palun alusta, on ju, ja teisest, kus sa käid küsima staatust näiteks, sa käid pollimas, on ju, või okei, või ta teeb callbacki, on ju, et näe, nüüd sain valmis, on ju. Sest see teine rakendus hakkas selle peale, küsis rahvastikuregistrist andmed ja Haigekassast ja Maksu- ja Tolliametist ja need asjad ei ole mõeldud reaalajas töötamiseks. Nii, ühesõnaga, tuleme nüüd asja juurde. Meid on kuidagi väheks, jah? Jah, aga meid on soov. Ja ütlesid, selle peale tuleb meelde, et oleks ju nagu Teams tööle panna ja kõike puha. Oleks Teamsi õige tööle. Me mingit rääkisime sellest, et
kas sa teed selle nüüd harvemalt ja 3-tunniseks? Jaa, seda tuleb läbi arutleda. On laekunud ettepanek, et 1,5 tundi minu jaoks liiga lühikene aeg. Ma ei suuda nagu sooja sellega sisse saada. Ja me ei jõua käsi koodi panna ja käime teooria läbi, siis jõua praktikusse vastu, ütleme praktikumi ei jõua nagu teooriat siin ette vaadata. Ehk ettepanek oli sellene, et kui tõmbaks, et see aine võiks olla siis nagu 3-tunniste kontakttundidega, mitte 1,5 tunniga ja olla 8-nädalane, mitte siis 16-nädalane. Ehk suruda seda asja kokku ja või siis teistpidmisega ütleks, et ma ei tõmbaks teda kalendris äkki kokku. Et ta võiks olla iga 2 nädala tagant võiks olla 3-tunnine sessioon. Would this be okay nii-öelda? Siis me jõuaksime reaalselt nagu midagi rääkida ja proovida ja testida ja nagu läbi teha ja tadaradara ja siis saate minna koju mänge mängima nii-öelda. No meil hakkab 17.15 järgmine loeng. Ehk siis te nagu nii saaksid olla lõpuni. Ei noh, me jõuame teise lihtsalt 15 minutit hiljem iga kord. Saame viilida ühest või teisest. Kui ma teeks üle nädala, siis saab nagu eriti viilida. Ja see oleks nagu... Järgmine aasta poleks kindlasti probleem, aga praegu on... Üks mõtlen, et see aasta, et ja reaalselt sellele peavad kõik alla kirjutama, et ma reaalselt saada mingi kirja siis õisist ja küsin, mis nagu arvata, et kes siis nagu protesteerib või kes see protesteeri. Tähendab, et see on demokraatia, et 51% võidata. See on hea küsimus, jah. Kas see oleks siis nagu enne 1,5 tundi või pärast 1,5 tundi, kui mulle poole ta pikemaks läheb nagu pärast? Mulle iseenesest sobivad kõik variandid. Pärast. Enne oleks sest sul on jaava vist enne. Ja ma olen Kalmo jaavat, jah. No juba ongi, konfliktid juba tulevad igast august, et demokraatiaga on lugu nagu ikka keeruline. No üle nädala ehk jääb ellu. Et mina võin ka seda 1,5 tundi edasi teha, aga see on niuke nagu jääb lühikeseks. Mulle ei meeldi see. I'm not good. Võib-olla see aasta siis ei muuda, järgmine aastast kõigil... Järgmine aasta ma mõtleks kohe joos nagu ümber, et sellega järgmine aasta on oluliselt lihtsam. Tuleb küsitlus teha. Me võime ka testida, et ühe korra teeme pikemalt ja siis üks kord vahele. Teeme... Ei, see pigem nagu teha kohe muuta või üldse mitte. Ei, aga kui me nagu nii mingi 10 kohal käime, siis... Me siin lepime kokku. Jah, kohalkäijate enamus. Kohalkäijate enamus on ja saab... See foorum. Ma olen siin üles, ei. Nii. Mitmes nädal meil nüüd on siis? 7. Uues, aga see... Ei, mitmes õpinädal meil on? 7. 7 vist on ikkagi, nüüd on juba 7 on ju, 6 oli eelmine nädal. Aga siia läksid ju... Siia läks lektor 1-2 oli koos. Ja oot, aga eelmine nädal oli ära lektor. Ei, meil oli 6 ära ja on ju. Aga kas nüüd oleks siis 6-7 või eelmine oli 7? Ja sest mingi vend kindlasti hakkab otsima seda lektor 6. Kindel see. Ja siis ta ei ütle seda enne tubli tudengina, kui tuleb see lõpusse mingi kaitsmine. Siis ta ütleb, et ma ei saanud teha seda. Ma ei saanud teha sellepärast, ma ei leidnud 3 kuud tagasi ma ei leidnud seda ühte loengut sealt vahelt. I know. Ma tean, et assignmentis oli kirjas, aga ma ei lugenud seda assignmenti, ma lihtsalt hakkasin tegema. Siukseid veel oli kaitsmisel. Siuksed on kaitsmistel alati. Ma ei ole üldse midagi lugenud, ma võib-olla käisin esimesel loengul kohal või ma esimest loengut kuulasin remote'ist, ma ei vaadanud ka, ma kuulasin esimest loengut remote'ist ja rohkem ma ei tea mitte midagi, siis ma tulen nagu lõpus kaitsmisele mingi asjaga. Ja siis on nagu totaalimestus, miks kõik kuidagi imelik on. Nagu te kuulete, siis meil tuleb siit assistentide suust teravaid arvamusi tudengite osas, mida tudengid kõik teevad. Ja mis jama seal kõik käib. Nii, aga nüüd siis kõik salvestab eeldatavalt ja jagasin, et kõige võib Teamsist vaadata, kas Teams nagu töötab ka, sest siit ma ei näe enam, kuna ma panin nüüd selle veebipõhise Teamsi. Kas on see? Ei, mul on veebipõhine Teams, see ei anna punast raami. Lokaalne Teams annab, aga lokaalne Teams on mingisugune BS-kodekiga, mis tapab terve arvuti ära. Kaunis. Ühesõnaga, räägime nüüd siis asjast. Ehk siis jõuame nüüd järgmise asja juurde, mis on siis spec-kit. Ehk meil on veel mingi ports neid meetodeid üle vaadata. Need on see mingi 3-4 tükki. Ja lõpuks tahaks siis jõuda ikkagi sinna, kus on see põhitõde, et get shit done nagu ei kõlba tegelikult. Sest get shit done'iga saab ainult shit saab done, on ju. Aga see ei ole see, mis on selle meetodi eesmärk. Ärge kuulake teda. Et GST on tore, on ju, ja kõik need asjad on toredad esimese hooga.
aga selle asja eesmärk on ikkagi see, on ju, et nõuetes peab elama tõde. On see, kui me tahame välja jõuda. Me tahame jõuda lõpuks välja sinna, et me saame koodibaasi ära kustutada ja nõuete põhjal teha asja uuesti. Esimesooga siis vähemalt nagu samas keeles teha uuesti, sest ilmselt nõuetes on meil alguses vähemalt on kirjas ka palju niisugust tehnoloogilist värki, on ju, aga isegi selle saab sealt ilmselt nagu välja rookida, isegi praegast juba, on ju, ja teha siis seda asja uuesti mingil muul platvormil. Ehk see on vähemalt eesmärk ja mina ka oma isiklikes eksperimentides nüüd vaikselt liigun sinnapoole. Kas või parasjagu testides seda mobiilirakenduse peal, ehk ma alustan nagu Androidist progemist ja siis mingil hetkel ma nüüd jõuan sinna, kus ma ütlen, et hurraa, mul on Androidi rakendus valmis, mul on UI olemas, mul on olemas testid, asjad, särgid, värgid ja palun mulle nüüd selle põhjalt on ju teha iOS-i rakendus nende nõuete põhjalt, ilma koodi vaatamata, on ju. Et mul on ainult spetsifikatsioon olemas. Ehk see on, kuhu me tahame jõuda. Ja nüüd me oleme siis liikumas praegast mööda seda ahelat niimoodi, et mis siin see Get Shit Done jutt oli, on ju, ja tegelikult Get Shit Done'i alla käivad ka on ju siis architect mode ja cloud code'i plan mode, on ju, ehk kilocode'is architect režiim, on ju, on see, kus koostatakse ühekordne plaan, on ju. Parasjagu tahan teha seda asja, mul on probleem, Get Shit Done on natuke nagu parem, on ju, aga ka plan mode ja architect mode teevad ka sama, et küsivad teie käest igasuguseid küsimusi, kui vaja on, kui te lähete sinna vibe code ima, ehk te ütlete mingisuguse laia projekti idee, on ju, tee mulle parim maksuameti infosüsteem ever, siis ta küsib teie käest terve hulga igasuguseid küsimusi, on ju, ja koostab mingisuguse plaani ja läheb sellega minema. Ehk näiteks cloudi on ju, jällegi me räägime sellest, kui me kasutame tippmudeleid, siis cloudi oopusega tehtud plaan on väga-väga hea. Ei ole millegi üle tegelikult nagu piriseda. Et selleks, et mingid ühekordsed asju teha, on see plan mode väga-väga nagu asjalik, kui te nagu cloudi kasutate. Ja kuna ma olen siin nüüd kõvasti eksperimenteerinud ja mööda ülikoole käin igasugused loengud andmas sellel teemal, siis kuna mul on nüüd ülikooli kaudu on ju siis OpenAI-le suur juurdepääs, siis tuleb tõdeda fakti, et koodi kirjutab GPT hästi, kohati võiks öelda isegi väga hästi. Kõik, mis puudutab inimlikku lähenemist, on täielik okse. Ma ei soovi mitte midagi selle GPT-ga rääkida. Täielik peavalu. 5.3 ja 5.4, mis iganes kodeksid ja mitte kodeksid, koodi kirjutamise osas nagu fine, aga nägu läheb jutt mingisuguse teksti ja asja peale, nii on see täielik peavalu. Täiesti nagu mingi ära pekstud vasakpoolne poliitik, kes sajab mingisugust täiesti ümmargust nagu mingisugust kuradi mämmi suust välja, nagu täiesti õuduskuubis, isik puudub. Just enne rääkisime siin, et kogemus on, et tõlkida oskab see GPT nagu paremini. Eesti keelde. Tõlkida ja ehk just mõlemad teevad vigu. Et lootib rohkem. Suhteliselt vähe teevad mõlemad, ma ütleksin. Et ma olen ise ka parasjagu nüüd oma mingit, ma ei tea, vist 4. või 5. chatboti kirjutamas koos teiega, teie rõõmuks. Mina nüüd siis seda mobiilirakenduses ja terve suure tervishoiu projektina vanureid rõõmustavas või midagi sinnapoole. Ja mõlemad teevad, eesti keele grammatika ikkagi lonkab nagu mõlemil sinna tänna aegalt. Et neil ikkagi aegalt mingisugused käänded, pöörded nagu lähevad nagu paigast ära. Et see seal on kindlasti. Et kui tahta väga head eesti keelt saada, siis tuleb ilmselt sinna otsa veel mingisugune, et saate nii-öelda mõtte saate kätte sealt on ju mudelist ja siis lähete veel mingisuguse grammariga sinna nagu asja parandama. Aga nüüd siis siia poole tulles on ju, ehk siis jah, see mudel, millega me see asja teeme, on ka väga oluline. Üks asi, mis ma olen veel märganud, kui me räägime, kõik siin räägivad on ju Cloudist ja seda kõik me siin rõõmsamalt kasutame ja maksame on ju selle eest. Cloudil koos OpenSpeciga tuleb aeg-ajalt võidelda temaga. Ta kipub sellest OpenSpecist üle nagu libisema ja jooksma, ütlema, mis sest, et sa ütlesid, et teeme OpenSpeci plaani, aga ma tegelikult tegin siin ikkagi Cloudi plaani on ju, ja hakkame nüüd seda plaani ellu viima. Ja siis tuleb selle talle ikkagi aeg nagu ütelda, et aga palun nüüd selle plaani põhjal koosta palun OpenSpeci plaan. Ja siis ta saab arvata, okei, tegelikult sa juba alguses ütlesid, et tuleb OpenSpeci teha, on ju, kõik need /ops-x olid sul seal ees, on ju, see teda ei loksutanud ja siis tuleb teda sundida, palun tee nüüd OpenSpeci plaan, siis teeb selle ilusti ära. Aga aeg-ajalt olen ma sattunud üllatusotsa, et näe, õudne töö tehti ära, millega saadi valmis ja nüüd on kohe all kirjas, et davai hakkame execute'ima ja siis hakkad vaatama, sa vaatad, kurat, siin ju nagu ei ole mul nagu seda change set'i, millest te räägite. Aga nüüd siis sellest teooriast siin
Ehk siis alguses kõige esimene ots on siis need sisse ehitatud lahendid, siis nüüd GST, kusjuures GST tuli nüüd täiesti uus välja. Get Shit Done on täiesti nüüd teistel põhimõtetel kui see, mis ta varem oli. Kui varasemalt oli Get Shit Done puhtalt Cloud Code'i plugin, siis nüüd ta on täiesti iseseisev, elab Pi agenti peal, ehk ta elab oma sisemise koodi agendiga, millega ta ise ennast nagu ringi ratast veeretab ja seda cloud'i välja kutsub. Või mida iganes siis välja kutsub, et nüüd ta oskab ka muid asju kasutada ka Cloud Code'i. Ehk seal on ka asjad nagu muutunud. Aga jah, need esimese otsa asjad on siis tehtud puhtalt selleks, et ütleme siis, seda võiks nimetada nagu advanced. Oota, meil oli hea sõna oli Jaak Vilol selle kohta, mitte vibe codimine, ta oli vibe codimine ka, enne oli mingisugune põrgut, tal oli mingi hea termin eesti keeles oli mõeldud vibe codimise peale. Mitte tunnete pealt koodimine, vaid midagi nagu... Põbina koodimine või? Mingi tunde koodi, ei peaks vaatama pärast, see kuskil artikkel on meil nagu liikuja, mis Vilo kirjutas. Tal oli mingi hea termin. Ehk need on sellised siis advancimad või korralikumad mingisuguse plaaniga vibe koodimise lähenemised, aga mis ei tekita teile sellist pikka plaani. Ja mis ei tekita teile seda, et ma nüüd tahaksin need nõuded kõik kokku koguda ja nende nõuete põhjal siis lõpuks uue koodi kirjutada. Ehk seal on ikkagi eesmärk mingisuguseid ühekordseid selliseid muudatusi teha või mingisugust nagu vibe'i kokku panna, aga sealt edasi tahaks keerulisemalt. OpenSpec on siis esimene, mis lahendab seda probleemi, et meil tekiksid mingisugused muudatused ja tekiksid mingisugused spetsifikatsioonid ja need spetsifikatsioonid areneksid vaikselt ja et lõpuks saaks siis jõuda sinna maale, kus siis tõesti saab selle koodi ära tappa ja ütelda, et hurraa, võtta teine platvorm ja teine asi ja palun tee kõik uuesti. Ja OpenSpec on selline natukene lihtsam oma olemuselt, sest et mõne limiteeritud sammuga saab selle asja kõik nagu kätte. Nüüd järgmine tasemelt, enne kui me päris nagu õudsesse maailma välja jõuame, on siis Spec-It. Ja Spec-It on siis Microsofti poolt kokku kirjutatud asi, ametlik GitHubi projekt, seda justkui hoitakse siis nagu ilusti kaunisti elus, on natukene keerulisem, on rohkemate sammudega. Siin on siis selline täis nagu pipeline, konstitutsioon, ehk kõigepealt tehakse selgeks, mis asi see on, mida me teeme, siis spetsifikatsioon, ehk siis mingisugused sammud, mida me tahame teha, lõpuks siis või spetsifikatsioon, siis mis see muudatuse sisuline pool on, siis planeerimine, siis lõpuks taskid ja lõpuks implementeerimine. Mingil määral kõiki need samme teeb ka selliseid OpenSpec, aga OpenSpec'is saab seda kõike nagu hästi lihtsalt teha. Et propose ja hurraa viiellu kahe sammuga. Siis siin sellist kahesammulist lähenemist ei ole, siin on nagu neid samme nagu rohkem. Ja justkui mis seda Spec-Iti muudab siis maailma silmis natukene toredaks on see, et sellel on siis niisugune nagu ametlik Microsofti tempel küljes. Et see on nagu päriselt nagu Microsofti toega ja kui te olete kuskil nagu riigiettevõttes ja mingis muus kohas, siis see on asi, mis võib nagu midagi tähendada. Ja olemuselt on siis algusest lihtne. Tuleb kasutada UV-d, et see asi on teil installeerida. UV on siis Pythoni maailmast tänapäeval meil tulnud on ju installeerimise töövahend, mis siis nagu Pythoni selliseid põhiseid tööriistu tekitab. Ja esimese hooga on kõik nagu üsna lihtne, või ta ongi tegelikult üsna lihtne, sisu on kuskil seal taustal ja keerukam on ju. Ehk kui ta on meil olemas, siis on paar käsuri asja, mida peab kasutama, specify init või siis olemasolevas projektis seda teha init mingis kataloogis või siis võtmega here. AI on siis võti, mis ütleb seda, mis agenti me talle külge tahame panna. Ja vähemalt nii palju, kui mina sellest aru sain esimese hooga, siis ei toetata erinevalt siis OpenSpec'ist mitut paralleelset keskkonda. Peate umbes nagu ühe valima, võite vahetada küll seda, aga paralleelselt korraga ei saa, sest oma sellesse constitutionisse juba kirjutab sisse, see millest siin jutt on alguses kuskil on ju, siia constitutionisse on juba see vahend nagu sisse kirjutatud talle. Ehk siin ei saa just vähemalt siis teoorias, kui see keegi nüüd just värskelt ümber ei ole teinud, ei saa siis ütelda, et ma kasutan paralleelselt, ma ei tea, kilocode'i ja cloud'i ja mingid co-pilotid kõike segamini. Ehk natukene on siis nagu sellega võib-olla rohkem maadlemist. Aga muidu on ta suhteliselt universaalne, toetab enamikke kõike laialt levinud agente, aga toetab neid täitsa universaalset. Need siin on siis sellised nagu agendipõhised lähenemised, kus ta teab, mis kataloogid ja midagi tegema peab, et kilocode on punkt kilocode ja nii edasi. Aga lõpuks on tal olemas ka mingisugune universal
mis siis tekitab teil lihtsalt ühte kataloogi need asjad ja peate ise siis selgeks teema, kuidas ta siis töötab. Nüüd need core printsiibid on nagu ikka samad, on ju. Ehk kõige tähtsam on siis spetsifikatsioon. Tore minu arust see lingua franca tuleb neist filmidest nagu excuse my French, on ju, mida saab pärast ropendamist ütelda. Ehk jällegi, eesmärk on siis see, et see spetsifikatsioon on siis siin see põhiline asi, millega tegeleda. Kuule, kes te olete OpenSpec'i nüüd proovinud? Kas te nüüd loete neid plaane nagu hoolikalt? Jaa. Jaa. No, ütleme nii, et seal on tavaliselt see, et alguses on need mingid põhiasjad, mis ta paneb kirja, eks ju. On mingid, et ma ei tea, vaatad, et ma tahtsin Reacti, et kas on ikka päriselt React kirjas, eks ju. Aga mida ma olen teinud, olen see, et ma olen öelnud ChatGPT-le, et ole vaata, et kas nüüd siin on mingisugused riskikohad või midagi, eks ju. Et teise mudeliga lasknud üle vaadata. Kõike seda läbi lugeda ei ole küll lahti. Jah, see on ka minu nagu, ma olen küll lugenud üsna hoolikalt, aga selliselt ikkagi nagu diagonaalis hoolikalt, ütleme siis niimoodi on ju. Et ennekõike vaadanud, et kas implementeeritakse seda, mis ma tahan, on ju. Ja teistpidi on seal nagu probleem, mis minu jaoks võib-olla on see, et kas ma suudan selle plaani pealt ette kujutada, et see asi, mis sealt välja tuleb, on päriselt kasutatav. Ja, mingid faasid ma olen nagu avastanud, et ma tahaks, et teeks kõigepealt mingi UI valmis, ennem kui me hakkame sisu minema, ta võib-olla on tahtnud natukene teistmoodi teha, eks ju. Et siis ma olen talle öelnud, et tegeleme kõigepealt selle poolega ja siis vaatame seda. Täpselt mul on täpselt sama lähenemine olnud. Et kui on keeruline asi ja ma ei tea, milline ta peaks üldse olema ja ma ei saagi päris täpselt aru, siis ma olen ehitanud UI-d, siis ehitanud UI-le külge nagu validatsiooniloogika, ilma äriloogikat veel nagu oleks. Ja lihtsalt möllanud selles UI's edasi-tagasi, kuni ma saan aru, kuidas asja üldse töötab, et ma ei oska plaani kirjutada, kui ma ei tea, mis ma tahan. Ja, sest vahetavalt ta küsib selliseid küsimusi või tulevad sellised küsimused, et kas sa tahad, et see oleks nii või naa. Ja siis, ma ei tea, vaata, vanasti sa tegid need kasutajalood joonistasid kõik välja, eks ju. Ja sealt tulid need probleemkohad välja. Aga nüüd, kuna sa joonistad neid nagu täies mahus välja, siis teedki UI valmis ja vaatad, et siis avastad, et see võiks asuda hoopis teises kohas. Jah, ja lõpuks on see vist ka nagu normaalne, et ega me päris elus tegime ju sama, et lõpuks kogu see interaktiivne arendus ju niimoodi keski, et üritad küll ette ära spekkida, aga lõpuks oli ikka see, et nagu kus klient ütles, et no jaa, et see on küll, te tegite täpselt selle, mis ma teile rääkisin, aga see ei ole see, mis ma tahan. Et see on, te olete kõik näinud seda koomiksit selle piltidega, et kuidas kiik ehitati puu külge, otsige kähku, kes ei ole näinud, see on päris humoorikas. Seal on nagu erinevas variatsioonis olema näinud seda, kui mitme paneeliga see on, aga kõik see, et mida klient rääkis ja mida me ehitasime ja mida me planeerisime, mida me ehitasime ja mis me valmis tegime ja lõpp oli see, et mis siis klient tegelikult tahtis. Et see kõik siis on. Aga siin on palju näkast toredat juttu mul kokku kirjutatud, mis see siis kõik on, et jah, siin nüüd ikkagi üritatakse tõesti, kui OpenSpec'i lähenemine ikkagi mingist otsast nagu selline, et see spetsifikatsioonide tekkimine ja summeerimine on ei ole nüüd just nagu tagantjärgi, aga OpenSpec on ikkagi selline suunatud nagu ennekõike brownfieldile, et meil on olemasolev rakendus, me hakkame siin olemasse rakendusse ühte uut asja juurde tegema, mis meile enamikele väga meeldib, sest me kõik elamegi tavaliselt olemasolevesse rakendustes. Siis see spec'it oskab ka seda teha, aga tema ikkagi ennekõike idee on see, et kui me alustame suhteliselt ikkagi nagu nullist ja tõesti spetsifikatsioon on nagu tõde, ja meil ei olegi umbes nagu koodibaasist midagi otsida ega millegi pealt midagi nagu vaadata. Et kõik peaks nagu siit nagu tulema. Ja kõike siis seda siis üritatakse siin koos hoida ja kokku panna ja siis kogu seda research'i teha, mitme agendiga paralleelselt, mida teha, kuidas teha, kõike muid asju, kuidas seda parandada kõike seda asja, ehkki natukene on spekitil sellega nagu võib-olla probleeme, et eriti kui asjad lähevad väga pikaks, siis hakkab see asi nagu paigast ära minema. Ja siin ka siis tore idee, justkui teoorias, mida ma olen proovinud natuke teiste lähenemistega, kuidas samast asjast teha mitu variatsiooni.
Ehk saabki teha nagu branch'ida on ju ja samast spetsifikatsioonist teha erinevaid lähenemisi. Ja selle pealt siis nii-öelda toimetada. Ja selline lõpuks välja siis see spec'ide workflow. Ehk siis constitution, siis teeme spetsifikatsiooni, seda võib vajadusel siis clarify'da, ehk see on üks lisasamm vahepeal võimalik teha, siis tuleb plaan, seda saab omakorda veel analüüsida, mis on ka nagu optional samm, siis sellest tekivad task'id, seda saab veel kord analüüsida, see analüüs on siis spec'ide enda nagu asi, mida teha, ja lõpuks siis implement. No ja need on nüüd juba kõik siis need asjad, mida me agendi sees teeme, et see ei ole enam käsurida, et see on kaldkriips ja mis iganes asi seal on ju. Ehk see spec-id punkt on ju. Ja sisuliselt need olulised sammud on need siin, jättes kõik need igasugused quality gate commandid vahele, ehk siis spec-id constitution, specify, plan, tasks ja implement. Ja sellega peaks siis proovima seda asja kokku panna. No ja siis on need clarify, analyze, checklist ja niisugused asjad siin vahel, millega saab siis kontrollida, kas ja kuidas ja kui tore see asi nüüd siis kokku välja on tulnud, ta üritab iseendale mingisugust analüüsi teha. Ja nagu ka Villimar ütles siin on ju, et kus on seda tore teha, on kilocode, vähemalt minu vaatest esimese hooga on ju, ehkki kilocode'is on kindlasti omad nagu probleemid, et kilocode'is omad süsteemi promptid on ju, et mida see kilocode sinna nagu kokku kätserdab. Aga võrreldes cloud-code'iga kilocode kindlasti jälgib neid komande palju paremini. Cloud-code on nagu väga opinionated. Cloud-code sõidab üle, millest iganes tahab vahepeal. Kilo hoiab asju palju paremini koos ja mis teeb kilos selle asja nagu toredaks, selle kasutamise, ehk ise küsimus, et kus te need mudelid ja asja siin nagu võtate ja ostate, aga oletame, et teil on kõik nagu olemas, piiramatud ressursid on ju, siis kilocode'is on mudeli vahetamine hästi lihtne. Mul on mitu providerit seal küljes ja ilma keskkonnast lahkumata 2 klõpsuga saame ütelda, et hurraa, palun nüüd vahetame Opuse pealt ja Anthropicu ühenduse pealt, palun vahetame OpenAI kodeksi otsa. Võtame sealt mis iganes kodeks 5.3 või GPT 5.4 on ju, võtta X high mode ja mine hakka nüüd aga code review'd tegema kogu sellele asjale ja saab selle plaani kallal nagu lammutada on ju. Et muidu on see, kui te istute ainult ühe oma selle Opuse otsas, siis te peate selle Opusega hakkama saama. Et kui teil on cloudi subscription ja midagi muud ei ole, siis nüüd nii on. Ma ei tea nüüd, kuidas magistritel need on. Kas magistritel on antud kooli poolt juurdepääs kodeksile? Osadel on, osadel ei ole. Sina oled sealt uurimusrühmast on ju meil või sealt? Mina olen, jah. Sul on? Mul on cloud, jah. Ei, mitte cloud. Cloudi pead sise maksma. Ei ole. Cloudi eest pead sise maksma. Või kool võib sulle kompenseerida seda, sa võid majanduskulusid teha või midagi niukest, on ju. Aga koolil ei ole cloudiga mingit lepingut, on ju. Aga minu küsimusele, kas teil on, hakkame kõigepealt sellest eest, kas teile GPT edu on antud kellegile? Jaa. Nii, ja siis teooriast te GPT edule saate paluda juurde endale kodeksi. No tuli ju see, jah, tudengid peavad eraldi küsima, eks. Tudengid peavad eraldi küsima, IT-kolledži töötajad, me räägime nüüd töötajatest, IT-kolledži töötajad sai kõik ja minu karjumise peale ja Tanel Alumäe uurimisrühma liikmed sai ka kõik, mida küsis Tanel. Ja kõik ülejäänud peavad individuaalselt küsima. Adminid said ka ju kohe ju. Ei, adminid said GPT edu niisama juurdepääsu ja küberid, mitte kodeksit. Ja kodeksiga on see probleem, et me kodeksit ei anta edus subscriptioni alusel. Me maksame tudengite ja töötajate subscriptionit allahindlusega, mis iganes, kui muidu on 20 taales, meie maksame äkki 12 või midagi niukest või mis iganes see summa seal on. Aga kodeks, te küll saate selle kooli kaudu, aga kool maksab kodeksi eest mingi müstilise valemi alusel, mida ma üritasin lugeda seda valemit ja ma ei saanud aru, kuidas see käib päris täpselt. Neil on mingisugused ähmased requestid. Nad ei ütle päris täpselt, mis need requestid on ja kuidas nad mõõdavad need requestid või mida see tähendab. Ja nad lihtsalt umbes toovad välja, et näete, kui te teete tüüpilist code review'd, siis selleks kulub teil full requesti läbivaatamist kulub teil umbes 30 mingit asja. Ja siis selle asjal on mingi hind, on ju. Päris selge, ma ei suutnud aru saada seda lugedes, et mismoodi see kord hinnastus nagu käib, on ju. Tokenid ma oskan nagu arvutada, on ju, mudel saab mulle nagu, ma kasutan kilocode'i, ma näen, kus mu tokenid jooksevad, on ju. Rahanumbrid nagu kilbendavad, on ju, nagu kasiino automaadis.
siis siin ma sellest päris täpselt aru ei saanud, aga ülikooli poolt on siis see, et see on tsentraalse billinguga ja ülikool saab teha sinna mingi gruppe ja nendele gruppidele on kehtestatud siis mingisugused nädala või mis iganes limiidid on ju. Et te pannakse, saate paluda, et te olete mingis grupis, mis on teile eraldatud ja siis kui keegi teie grupist üks läheb hulluks, siis ta muidugi suudab terve grupi nagu umbe keerata, aga siis on nädal aega vaikust ja siis läheb jälle uuesti nagu lahti. On juba juhtunud. On juba juhtunud, vist veel ei ole juhtunud. On. Meil oli sedasi, et meil, mis oli eelmine nädal vist. Juba see nädal, muidu oli varasemalt oli ka korra mingi, see oli OpenAI enda mingi probleem oli, aga... Seal Silver näitas seda, et sealt mingis paneerist näeb user'sid ka, et oli nagu selline madal ja järsku keegi nagu tõmbas selle lakke. Et jah. Ja me keskselt vist, lõpuks oleks ka võimalik võib-olla välja uurida, kes see seda tegi, see on reaalselt lõpuks isikustatud, on ju. Aga minu arust seda niisama lihtsalt ei näe, et selleks tuleb umbes OpenAI-sse nagu palve teha, et uurida välja, kes see oli, kelle konto siis nagu niimoodi nagu käitus, on ju. Aga midagi imestaks, kui see mina olen näiteks olnud, kui ma asusin siin hurraaga neid üksteise vastu võrdlema, on ju. Eki mina peaks olema mingisuguse ilma piiranguteta nagu rühmas, on ju, et ma ei tea, kes kus siis nagu on omadega, on ju. Sa elan selle asuuri musta augu otsas. Ma elan muidugi tundmatu asuuri musta augu otsas, kus keegi ei tea, kuhu armed lähevad, et see nagu tume põhjatu vesi, keegi ei tea, mis see siis on, mis torust see vesi välja voolab, mida käver joob ilmsooga omadega. See asuudist rääkides, ma saatsin sulle selle naljapildi ka, aga ma avastasin, et see Kimi K25 Thinking on seal asuudis ülikiire ja üliodav reaalselt. Ma mäletan, kas $1 000 tokenit oli mingi $1 või? Ja nad mingi täitsa, Hiina mudel on täitsa mingi nalja hinnaga. Me tõsiselt, ja kus see Kimist tuli välja 2.7 on ju, mõned tund tagasi. Ja ma tahan teile öelda, kõik juhin tähelepanu teie, kes minuga suhtlete on ju Teamsis on ju. Et kui te saadate mulle mingit juttu, et näe, nüüd on mingi uudis, siis ma olen tavaliselt teist nagu umbes pool päeva ees nendes uudistes on ju. No, see kord... Ja no, mõni üksik kord, kus ma ei ole on ju. Aga enamuses ma olen juba kõiki juba nagu näinud on ju. Siis ma loobutan kaasa, et väga tore, väga hea. Te ka loete nagu ka kiidame. Ega me nüüd ei taha sulle jagada, me lihtsalt tahame näidata, et me ka loeme. Väga tubli on ju. Ehk ühesõnaga, et kui teil on võimalik neid asju siis üksteise vastu nagu mängida, on ju, siis tehke seda. Ehk summa summarum on ju, jällegi tudengi vaatest võib-olla elu nagu keeruline on ju, tarkvara arendaja vaatest on ju, see 20 € subscription ise võtta on ju sinna Opusesse on ju, või ka lihtsalt maksta mingisugusele gateway'le, kas või samale kilocode'ile on ju, et osta neid kilocode'i kaudu on ju, kilocode'i enda gateway kaudu on ju, on ka täiesti nagu fine on ju. Et reaalselt selles maailmas need rahanumbrid hetkel on veel nii väikesed, et ei puhu nagu pilli on ju. Kasutage kuniks kasutada saab. Kasutame kuniks kasutada saab on ju selle raha eest, selle nagu siin parasega jutt oli on ju, Taavi võttis endale 100 € subscriptioni cloud'i ja ei suuda seda ära kasutada on ju. Ta ei suuda tokenid nii palju ära kulutada, kui palju sealt antakse. Ja see 100 ta on päris ikkagi muljetaval. Ja mina istun selle 200 otsas on ju ja harvad karvad, kui ma suudan seda 200-sest seda 5 tunni limiiti täis saada, siis ma pean nagu tõsiselt eksperimenteerima paralleeltööga, et sinna nagu välja jõuda on ju. Muidu ma maksan üle mõtetult on ju. Et kui ma niisama töötan, siis see tegelikult seisab jõuda on ju, aga see on ka ainuke variant, kuidas nad siis ilmselt seal mingit raha teenivad on ju. Ja nüüd üks märkus veel, lihtsalt niisama, ma Aivo Oleviga pikalt rääkisin sellest, ma pidasin siin teadlastele loengut samal teemal umbes ja kuidas seda kõike siis lokaalselt teha ja jäime seal siis Opusele nagu mitte vaidlema, aga selgitame seda asja ja lõpp on siis see, et Claude ei luba teil kasutada seda subscriptionit mitte ühegi muu vahendiga kui ainult Claude'i enda vahenditega. Ehk te ei tohi pöörduda Anthropicu endpointide poole kasutades subscriptionis saadud security tokenit. See on keelatud. Ükskõik kõik mille jaoks, mitte midagi sellega teha ei tohi. Aga mis on lubatud, te tohite pöörduda Cloud Code'i poole. Ja see on täiesti okei. Ja kui te pöördute Cloud Code'i poole, siis Cloud Code'i kaudu seda asja ajades saab Anthropic cache'imise ikkagi korralikult teha, sest Cloud Code teab, mis ta teeb seal vahel. Ja see on täiesti lubatud. Ja see on see, mida siis nüüd laialt kasutatakse. Ehk kui teil on, näiteks kilocode'il on ka Anthropicu Cloud Code'i kasutamise nagu moodul olemas ja tema teeb siis seda asja nii õigesti, et ta mitte ei logi sisse on ju varastades seda tokenit kuskilt on ju, vaid ta kasutab teie masinasse installeeritud Cloud Code'i.
ja Cloud Code siis laseb seda nagu läbi, et cache imine on korralik, aga kõik promptid asjad tulevad siis väidetavad siis kilocode'i poolt. Sisuliselt mingi proxy vahepeal. Proxy, ta nii-öelda Cloud Code teeb proxy't vahepeal, on ju. Aga teeb siis seda nii-öelda korrektselt, on ju. Aga see eeldabki seda, et teil on see Cloud Code seal koha peal olemas, installitud ja eelnevalt siis ka ära autoriseeritud, on ju. Ehk siis saate nii-öelda Cloud Code'i vastu oma muud utility kasutada, on ju. Ja Cloud Code'i muidugi on väga tore see, et tal on ka käsurealt võimalik asju välja kutsuda. Ehk anda üks prompt ette käsurealt ja saada vastus tagasi, mida siin on ka hurraaga igasugustes teadustöös nagu kasutatud, et lihtsalt seda mudelit piinata. Ehk Cloudiga saab igast nalja selle 100 võrrast teha. Nii, aga siis tuleme siia tagasi, ehk siis jah, mõistlik on siis neid plaanid teha, on ju, ja minna siis teise vahendiga nendele kallale, kuhu ma selle kogu jutuga siin tahtsin jõuda, on ju, et need kvaliteedi väravad, kas on eesti keeles õige sõna, quality gate on ju, ehk siis vahekontrollid, kuidas see asi mul nagu välja näeb, on siis tegelikult mõtet nagu üksteise vastu välja mängida. Ja mis mulle on kõige rohkem nagu meeldinud, kui ma olen need üksteise vastu välja mänginud, ma olen mõlemad pidi proovinud, on ikkagi alustada Opusest ja teha kriitikat GPT-ga. Ehk Opus kirjutab sellise nagu inimlikuma, päris inimese moodi nagu jutu ja lähenemise, üksteis kõik, mida ma teen, kas ma kirjutan koodi või üritan tudengite lõputööde mingisuguseid kavandeid analüüsida. Ehk kirjutab nagu päris inimese nagu lahenduse, teeb siis sinna aeg-ajalt siis võib-olla tõesti mõned vead või jätab mõned augud sisse. Tegemist ikkagi mitte deterministliku süsteemiga on ja mingisugused eriti, kui te nagu ilukirjandust teete, on ju, siis ei ole seal mingisugust lõplikku tõde olemas, on ju. Ja siis teistpidi saab siis GPT-ga sinna kallale minna ja ütelda, et hurraa, nüüd teeme palun kriitikat ja loeme selle üle ja vaatame, kas seal on mingisugused loogikavead ja kas mõni asi on nagu puudu või midagi muud selles vaimus, on ju. Ja teine, mis minu veel nagu märkus on kogu sellest promptimise teooriast on see, kui te seda kriitikat teete, siis kriitikat tuleb pärast Opusele tagasi viia või kuidas sa põrgatate seda asja seal. Või isegi siis, kui te teete Opusega kriitikat Opuse kohta, siis on minu arusaamist mööda, vähemalt mina näen oma nagu tegevusest, on see, et hästi mõistlik on ütelda Opusele seda, et näe, siin on sul pull request review tagasi, palun suhtu sellesse kriitiliselt, ära ole nõus niisama mitte millegiga, põhjenda, miks sa ühe või teise kriitika vastu võtad või tagasi lükkad. Kui te topite niisama code review plörts ja panete selle koopia sinna, siis kõik need mudelid Opus kaasa arvatud on sellised psükopandid ja üritavad meile etlikult teile meeldida. Ja nõus kõigega, mis te talle ütlete. Kui te ütlete, palun vaidle mulle vastu, tuleb tulemus oluliselt parem, kus Cloud Code on ikkagi saatnud code või Opus on saatnud code review'st tulnud nagu jutu pikalt nagu puu taha. Et see ei lähe sinu projektiga kokku, see ei lähe sinu ideedega kokku, see on ilmselge over-engineering, ma keeldun niukest jama ellu viimast. Et näen korduvalt niukest asja ja esitab ka väga selgelt põhjendused, miks see nagu niimoodi on. Et see on nagu väga nagu abiks olnud, et ei tohi nagu pimesi, see orja meelsust tuleb temast kuidagi nagu välja tümitada. Ehk siis neid kannatab kasutada, neid quality gate'e, vähemalt alguses neid proovida ja siin siis tõesti mina vahetaks aeg-ajalt mudelit ja mängiksin ühte mudelit teise mudeli vastu välja. Ja kõige esimene ja kõige olulisem käsk siis nendest on siis see spec git constitution, mis on siis sarnane sellega, mis on meil Cloud Code'is on ju init, mis siis kirjutab selle Cloud MD, sarnane asi ja kirjutab see kokku siis kõikvõimalikud sellised nagu reeglid on ju, mida me teeme, kuidas see peaks välja nägema, ma olen siin mingisugune näite pannud on ju, kuidas kogu see asi peaks kokku tulema ja kõike muud taolist on ju. Esimese hooga konstitutsioon on ennekõike, kui me räägime uuest projektist on ju, siis ta pigem räägib sellest, kuidas me peaksime koodi kirjutama, mitte see, et mis meil juba olemas on, vaid see, et kuidas me peaksime seda kirjutama. Ehk igasugused funktsionaalsed, mittefunktsionaalsed nõuded, natukene mittefunktsionaalsed on ju, mingisugused ajapiirangud ja igasugused muud niisugused asjad on ju. Ja lõpuks siis jõuame välja siis nõuete kirjutamiseni. Spec git specify. Ja siin nüüd tehakse siis terve hulk tantsu. Üks tants, mis mulle siin meeldib, mul on pikalt mõtlen, et ma läheksin OpenSpecile ja peaks mingisuguse muudatuse kirjutama pull request'ile tegema selle kohta. Mulle näiteks ei meeldi see, et OpenSpec kirjutab oma asjad kuupäeva prefiksiga. Aga ilma kellaajata, ilma numeratsioonita. Mis tähendab seda, et kui ma nagu vaatan oma eelmisele päevale tagasi, mul eilses päevas on 20 nagu spetsifikatsiooni kirjutatud ja mul pole õrna aimu, mis järjekorras ma neid tegin. Mis millele nagu järgnes, et ma võin nagu ise loogiliselt üritada nendest nimedest nagu tuletada, et ahah, et ilmselt ma tegin andmebaasi enne, kui ma hakkasin UI tegema, aga päris kindel enam nagu ei ole, mis järjekorras nad nagu sealt tulid.
See võib-olla küll ei ole ka nagu oluline, et noh, nõuete osas see ei muuda midagi, et nõuded ju lihtsalt kleebitakse omavahel kokku, nõuetel ei ole mingi kuupäevas, aga nende muudatuste osas mind kuidagi nagu häirib see, et mul ei ole sellist selget kronoloogilist järjekorda, et see resolutsioon on kuupäeva tasemel, et see on nagu kuidagi imelik minu arvates. Võiks parem olla. Ja nüüd see SpecGeek siis teeb siis ilusti numbritega seda ja oskab siis teha igasuguseid huvitavaid asju. Ehk ta oskab siis ka teha teile vastavad branchid ja kõik muud asjad nagu valmis on. Ja tõin ka siia ühe näite välja, mingisugune timezone'i nagu utility, mis arvutab asju ja siit siis tulevad samasuguses Kerkini laadses stiilis on user story, acceptance scenarios, edge cases, kõik on siis selles if-then sellises nagu formatsioonis on nõuded, success criteria, ehk siin on see asi niuke, kes vähega nüüd tarkvaratehnikat õppinud Lazy juures on siis see näeb siin välja selline rohkem tarkvaratehnika, kui ta OpenSpec'is välja näeb. Et sellised asjad on nagu rohkem kirja pandud, rohkem tükkideks võetud, eriti sellised acceptance stsenaariod ja igasugused muud nagu asjad on. Ehk siit tulevad kohe hakkavad vastu vaatama juba teksti tasemel sellised unit testi laadsed nagu asjad on. Ja üks approach, mida veel kõvasti või lähenemine, millest kõvasti nagu juttu on nii tarkvaratehnikas kui sellises, aga mis on hakkab tulema siin agentide poole peale, on ikkagi selgelt ekstreemprogrammeerimine. Või siis test-driven development. Kõigepealt testid ja siis alles kood. Ja vaheldumisi, kõigepealt nagu teeme testid, siis lööme testid lukku, teste muuta ei tohi, neid näppida ei tohi, siis lähme koodi kirjutama. Ja niimoodi edasi seda nagu põrgatada. Et seda on ka üsna palju nagu tulemas ja seda saab kõike sellele jällegi seda samas Cloud MD-s nii-öelda sõnastada ja saab lihtsalt nagu küsima, et sa tahad niisugust asja saada. Aga seda siis täitsa saab. Ja üks asi, mis on Claude'is, ma ei ole kindel, kas see Kilocode'is üldse on olemas. Aga Claude'is on see olemas, mida päris laialt sellistes keskkondades kasutatakse, on hookid. Ehk siis Claude Code'il on olemas hunnik callback'e, mida ta teeb kogu oma protsessi käigus. Ja mis on sisuliselt see, et iga kord täidetakse hook enne seda, kui mingi fail kirjutatakse. Iga kord täidetakse mingi hook, enne kui mudelile päring tehakse. Iga kord tehakse hook, kui mudelilt vastus tuleb. Ja seal saab neid üsna nagu peeneks ajada ja nende hookidega saab siis kontrollida, mida mudel tegelikult või mida see Cloud Code nagu teeb. Ja sinna saab anda konkreetse värava ette umbes, et ennem seda, kui hakkab kit'i tegema, ennem seda peavad olema unit testid ära jooksutatud. Ehk te saate siin ise kirjutada mingi utiliidi, mida see hook käivitab, mis konkreetselt läheb, jooksutab testid ja kui testid on negatiivsed, öeldakse, et F-off ja mingi kit'i commit'i ei toimi. Antakse error tagasi ja Cloud Code peab minema hakkama parandama midagi. Ehk mida me üritame ju teha on ju see, et meil on, minu arust see võrdlus on hästi hea, et see kogu see agentide ja Cloud Code'i, mille iganes maailm on see, et meil on hunnik on ju amneesias poolpurjus PhD tudengeid. Jube geniaalsed, jube kiired, aga nagu ärkavad kogu aeg mingist mäluaugust üles ja vahepeal nagu jumalaga nagu kindlalt panevad nagu rappana. Poolpurjus tudeng vaidleb sulle vastu, ütleb, et ma tean, nii tuleb teha ja läheb kuhugi omadega. Et selleks, et seda nii-öelda kontrolli all hoida, siis on siin hunnik mingisuguseid nagu meetodeid, mida siis teha, kuidas seda kontrollida. Ja lõpuks, mida me üritame teha mingil määral on ju see, et see on lihtsalt järgmine abstraktsiooni tase. Me üritame seda asja ikkagi mingil viisil deterministlikuks keerata. Et hurraa, ole siis geniaalne nagu fantaasiarikas programmeerija, aga siin on need reeglid, mille raames sa oma fantaasiat tohid nagu teha. Ja kuidas me kontrollime seda, et sinu fantaseeritud mingisugune käkk on ju päriselt ka siis mingit asja teeb, mida me saada tahtsime. Ehk kuidagi tuleb see teha. Lõpuks siis tuleb plaan, ehk siis kõigepealt tuleb siis, esimene asjana oli siis siin spetsifikatsioon, pikk jutt, seda tuleb läbi lugeda, siis tuleb plaan. Ehk siin siis hakatakse kõike siis omakorda uurima, ehk kas meie spetsifikatsioon on ju vastab konstitutsioonile, mis dokumentatsiooni tuleb teha, kõike muud taolist. Ja siis tulevad taskid. Ehk siis mida siis päriselt teha tuleb. Ja siin on ka erinevad implementatsioonid teevad natuke erinevalt. Küsimus on see, et kas Kilocode'i on ju orkestraator suudab siit läbi närida seda, et mida paralleelselt teha.
Aga tavaliselt siit õnnestub. Spekit alguses nagu seda üldse toetanud, Spekiti idee oli see, et need kõik tuleb teha nagu lihtsalt lineaarselt üksteise järgi. Nüüd me peaksime jõudnud sinna, kus seda asja osatakse siin ka paralleelselt käima panna. Ehk see plaan lahatakse tükkideks ja öeldakse, mida siis saab millegiga koos teha. Ehkki mul on kohati niisugune tunne, et sõbrad Claude'ist on ju, kes seda asja võib-olla siis mingil määral juhivad maailmas, on natuke mures selle pärast, et see paralleelsete agentide idee on tore, aga Claude on näiteks täna korduvalt katki läinud selle teatega, et sorry, meil on ülekoormus. Ja, on jah. Et nagu see idee on nagu tore küll, et tavai, nüüd tehke kõik endale 40 saabagenti, aga nagu, meie infra ei pane sellele vastu. Ja kas ikkagi on vaja seda, et te panete nüüd 40 saabagenti tööle, saate, ma ei tea, ütleme, tunni aja asemel nagu 20 minutiga selle vastuse, sest see on hästi palju overhead'i on saabagentidel, peate kogu omavahel suhtlema, igast nagu kokkuvõtted edasi tagasi saatma. Et saate võib-olla 20 tunni asemel 20 mintsaga, ja siis nüüd te lähete loete teete tund aega code review'd pärast seda, ja süvenete ja testite, kas asi üldse töötab. Võib-olla oleks, siis teete seda paar tundi, et võib-olla oleks mõistlikum nagu vähem neid saabagente teha ja lasta selle asjal nagu ühtlasemalt käia ja mitte kuradi nagu koormust plahvatada. Ehkki see on võib-olla suhteline, et ühe isiku tasemel on ju, see peaks ära hajuma ju tegelikult. Mina teen praegast, sina teed pärast. Aga mingil määral on tunne, et nad võib-olla lähevad nagu iseendaga nagu lõksu. Ja kindlasti on läinud, Anthropic on läinud mingist otsast lõksu oma selle sama 100 eurose, 200 eurose plaaniga. Neid ju enam ettevõtetele ei anta. Ja ettevõtetele pandi kinni ja ettevõtete, kellel on plaanid, siis need peaksid saama nüüd siis oma lepingu lõpuni, kalendriaasta lõpuni vist elada oma plaaniga edasi lähevad kõik tokenipõhisele hinnastusele. Samas nägin, mida Kursor tegi nüüd. Ja Kursor on ju keeras eile üldse, Smithis on paanika ja ma ei tea, kuhu nad sellega seal välja jõudsid, et... Siin oli jah täna seminaaril natukene mudas. Et Smith on, kusjuures mina ei ole sellest aru saanud, mul ei ole Kursor kunagi meeldinud. Mina ei ole sellest Kursori nagu vajutas. See võlu oli see, et sul on seal hunnik mudeleid. Ei seal oli ja seal oli, ja Kursori idee oli selles, et algselt kogu selle asja idee oli selles, et saada kätte teie käest treeningmaterjal. Oli kogu selle asja idee. Kursor müüs nagu odavamalt tokenit või müüs sama hinnaga või pigem isegi müüs odavamalt tokenit, aga lõpuks siis tulid nad ju lagedele oma selle mingi autocomplete modeliga, mis iganes Code Fast 1 või mis iganes selle asja nimi oli. Ehk eesmärk on ju näha seda, mida te sealt läbi pumpate ja selle pealt nagu treenida. Aga lõpuks on küsimus selles, et kus on Kursori, kas te saate aru, kus on Kursori nagu kasumi mudel, mis see ärimudel on? Kust papp peaks tulema? Küll kuskilt tuleb. Nagu see kuradi, nagu juudil on ju, et ämma seinakapist võtsin. Nüüd on pre-revenue model veel. Et hinnastuseks on ju, nüüd ikka mingi miljardi või mitme miljardi ettevõtte on ju, see, kuidas nad raha tõssid on ju, viimased mingid raundid on ju. Et kuidas need väärtustatakse on ju, aga kust nagu raha tuleb, on lõpuks mul ikkagi jääb nagu küsimus on ju. Ja aga sa kindlasti lugesid ka seda, et siin väga paljud räägivad, nad viskavad selle MCP toe välja. MCP toe on üsna palju välja visanud või see on iga pool probleem on ju, see koormab, tekitab ilge kogu see prääse sinna. Sul on vaja teha git commit, selle jaoks on ehitatud mingid meeletud mingisugused skriptid kuskil, eks ju, kulutab megalt tokenit, aga tegelikult oskab see mudel niisama ka juba git commit teha. Ja sisuliselt on ju, mida üldse kõige rohkem mudel oskab, on käsurida on ju. Bashi käsud või mis iganes shell'ide kasutate on ju, shell'i käsud ja shell on ju selle jaoks tehtud, et teksti edasi-tagasi paipida. Ehk see on nagu üks asi, mis on mudelile nagu eriti selge on ju. Ehk muidugi jällegi, kas te olete proovinud midagi keerulisemat ära parandada, ükskõik mis mudeliga vahet ei ole, kas kiloga või opusega. Ma ütleks niimoodi, et nende Bashi käskude lugemine muutub suhteliselt nagu lootusetult võimatuks mingil hetkel. Sealt tuleb nagu selline krokk, afk, seed, nagu 47 asja on üksteise taha külge paivitud mingisuguste müstiliste sümbolitega. Ja siis ikka ei tööta? Enamuses töötab. Mul nagu enamuses töötab
aga lihtsalt ma ei suuda seda lugeda, et nagu mida kuradit ta teeb, ja aeg-ajalt tuleb sinna nagu mõni nagu täiesti tundmatu käsk mulle, et ma nagu mõtlen tükk aeg, kas ma vajutan nüüd accept, või oodake nüüd poisid, et ma teen siin koopia, lähen kõigepealt guugeldama, mis asi see kuradi asi nagu on üldse, mida see nagu teeb, et noh, millal mul kõvaketas üle formaaditakse, üks hea küsimus, et enamuses töötab, vähemalt mul on küll enamuses töötanud, et isegi kui ta paneb nagu esimest korda valesti, siis ta saab aru, et ta tegi valesti ja parandab ja võtab mingi teise nagu approach'i, et kui ta saab mingi syntax errori, et tavaliselt saab hakkama. Nii, aga tuleme siia, et tõesti tuleb taskid ja siis lõpuks tuleb siis implement. Ehk võtab siis parsingu, sequential execution'i, teab, mis järjekorras midagi tehakse, ehk siin on üks minu suur küsimus, kas siit suudetakse ka midagi paralleelselt teha. Kirjutab koodid, teeb valideerimised, kõike muud taolist on ju. Ja lõpuks siis näeb see värk välja umbes kõik nagu selline. Üsna palju nagu faile tekib sellest asjast. Mis siis on mis ja kus siis on kes on ju. Ehk seda peaks siis proovima. Kuidas sealt nüüd see asi välja tuleb, mis see mulje teile sellest asjast jääb on ju. Ja siin on paar demo, küll niisugused suhteliselt lihtsad, mis on siis selle Speckiti enda maailmast võetud, kus mind kõige rohkem huvitab see, et mis saab siis, kui me edasi lähme. Ja just see, et mis toimub nagu brownfieldis ja mis saab siis, kui me teeme nagu mitut sammu. Ehk mul tuleb üksteise otsa neid, kui mul ei ole lihtsalt see, et ma teen nagu ühe mingisuguse projekti algusest lõpuni, siis oled parema vibe-koodimisega valmis. Tegin siia ka mingi võrdluse, mis on OpenSpec'is, mis on mujal. Näiteks üks vahe on see, et niisugust asja nagu quality gates see on ikkagi spetsiifilist nagu Speckiti teema nagu olemas. Ehkki käsitsi saab muidugi ei ole kõike nagu teha. Ja nüüd, kui me veel oleme siis üritanud jõuda, on siis see arusaamine, et kus see nagu mudel asub, ehk kuskil siin eelmise loengu lõpus mul tegelikult oli nagu juttu sellest, milleks me seda vaadata jõudsime, et see tasemed, kuidas nüüd jagatakse seda maailma, ehk see spec first, mis on siis kood on lähteallikas, ehk see on kõik need plan mode'id on selle pealt töötavad, et kõike loetakse päris nii küll ei ole, vähemalt Cloudi puhul Cloud tegelikult ju petab teid nurga taga, Cloud Code. Ta kirjutab plaanid ja need plaane kustutate ära ja teie kõik chatid ja asjad summeeritakse ja ka Cloud Code'il tekib teist isik ja teie projektist mingisugune arusaamine kuskil nurga taga. Cloudil on oma nagu nurgatagune memory, mida saab käia vaatamas. Kuskil teie kodukataloogis .cloud elab igast huvitavaid asju. Kõik ju chatid, kõik asjad, kõik salvestatakse, tegelikult on kõik nagu kogu ajalugu olemas. Saate minna oma token'e kokku lugeda ja saate lugeda paljude subscriptionist nagu kasu saite ja ehk mis on token'i põhiselt teie kulu arvestatud ja kõike muud taolist. Ja siis on meil see spec anchored, mis on see keskmine aste, kus meil on siis peame oma spec'i ka koodiga paralleelselt, aga just kui üritame siis siin ikkagi nüüd spec'il juba rohkem baseeruda ja viimane ots on siis see spec as source. Ja need piirid on siin vahel kindlasti niisugused nagu hägused, eriti just see spec anchored ja spec as source, et mis see siis tähendab, et kas me saame siis siit nagu üle hüpata. Ja üks asi, mis meil kindlasti praegust nagu häirib veel, on see, et see koodi genereerimine võtab ikkagi mingi aja. Ma ei taha seda koodi niisama lihtsalt ära visata. Et kui ma mõtlen selle peale, et iga muudatus, mis mul ellu viinud, võtab mul tund aega, okei, kui ma nagu mitte midagi ei loe, siis võib-olla ütleme mingisugune, ma ei tea, 20 minutit aega, vahest rohkem, pool tundi kokku võib-olla. Koos plaani kirjutamise, execute imisega, kuni kõik on valmis saanud, unit testid, asjad proovitud, blablabla, ütleme pool tundi. Kui ma oma 40. muudatust teen, see on kokku 20 tundi tööaega, et kas ma tahan vahepeal ütelda, et kustutame ära, proovime uuesti. Ja siis ootan 20 tundi, sest tunnid lõpus kumuleeruvad ühel või teisel viisil. Et kui see oleks nagu hiidodav, siis ma kindlasti oleks juba vaimustuses selle spec as source'i üle. Ja kui suvaline maksuameti infosüsteemi genereerimine koos kogu infraga võtaks aega 15 minutit, siis oleks see maailmapilt muidugi ilmselt hoopis täitsa teistsugune, siis ma ainult nagu spec'i kirjutaksingi. Spec'id, vajutad nuppu, siis ütled nagu kompilaator. Vajutad nuppu, 10 minutit, kokku kompileeritud kogu asi. Vaatad, ei meeldi, lähed lähtekoodi tagasi muutma. Täpselt nii nagu programmeerimine eluaeg on käinud. Et hetkel me veel seal nagu ei ole, sest see ka suurepärane mudel see nii kiiresti ei tee. Aga ilmselt me siis sinnapoole siis jõuame.
Siis ma olen seal ikka natukene teaduslikku juttu ka kirjutanud, on ju. Eriti lõpupoole läheb nagu rohkemini, kuidas siis kogu meie tarkvaratehnikaga seotud on. Aga kõik see jutt on nagu siis ilus ja ma hüppan korraks lõpupoole. Mulle eriti meeldis Fork, eriti sulle Illimar ka, kes on meil DevOpsi teed, on ju. IBM teinud meile spec-kiti pealt modifikatsiooni või Forgi, mis on siis spetsiaalselt infra kirjutamiseks. Kirjutab Terraformi ja mida iganes kokku ja deployb seda kuhugi ja teeb sellega midagi, on ju. Õnneks ma ei katsu Terraformi pika kaikaga mitte, nii et ma ei riskiks sinna minna. See on päris hirmus, jah. See on päris hirmus, ma tean inimesi kõrval samas toas, täpselt samas voodis minuga, kes kirjutab Terraformi, nii et valmis abikaasa kirjutab Terraformi, nii et maa must on ja seal on kogu selle spec-kitiga ma ei ütle spec-kitiga, vaid kogu selle agendilise värgiga on seal nagu probleem, et see Terraform on ikkagi, ta ei ole päris programmeerimiskeel, on ju. Ja kõik need näited ja dokumentatsioon ja kõik muu asjad on ju, et tal on kogu aeg seal kõhklused ja kahklused, et kas see asi töötab ka päriselt ja kas see asi on õige, mis sealt välja tuleb. Kui sa tahad teha pilve asju niimoodi, et sa ei käi klikkamas asju, siis sa pead seda Terraformi puudutama. Nii tema on, jah. Ma saan aru, et see on nagu mingisugune enam-vähem standard nagu selles maailmas natukene, on ju. Nii, siis veel natukene juttu siia, et kes on kes ja mis on ju. Started Constitution, kasutada seda Clarified on ju, et saada aru, et asi on õige, enne kui sa planeerima midagi hakkad. Ehk kas tõesti mudel on ise nõus sellega. Ja lõpuks tegemist on hunnikus mingi süsteemi promptidega on ju. Ega ta ise mingi Clarified tee on ju. See Clarified on süsteemi prompt, mis ta ütleb mudelile, et kulla mudel, palun kontrolli, kas see plaan, mis me oleme kirjutanud, kas selles plaanis on vastuolusi. Ja see on lihtsalt hästi detailselt lahti kirjutatud ja siis mudel läheb seda vaatama. Siin ka one feature per spec on ju, ehk mida ei tohiks teha on ju, ei tohiks oma plaane või spekki ajada suureks. Ehk erinevaid teemasid sinna kokku kuhjata, mis tegelikult ei käi kokku on ju. Et kui tegelete useritega, kes tegelete useritega on ju ja nende mingite rollide jaotusega on ju või millegi muuga ja jätke nagu mingisugune kalkulaatoris hinnastusmudeli näppimine sellest plaanist nagu välja on ju. Ehk kõik samad asjad nagu inimesel on ju, mida rohkem, sest kõik see lõpuks taandub ju kontekst engineeringule on ju. Et nagu te hakkate konteksti toppima nagu vastuolulisi jutte ja erinevatest teemadest jutte, niipea läheb kogu see mudeli välja segaseks on ju. Mudelis ise on aru, millest te rääkima peaks teile. Ja jätkuvalt on siin suur minu küsimus minu peas on ju, tekitab kõhklus ja kahtlus inimkonna osas on ju, et kuidas see neetud fancy autocomplete nüüd seda asja ikkagi siis teeb päriselt. Mis kuramuse viisil nagu sellest autocomplete'ist nagu see intelligentsus välja on nagu imetud on ju. Ja kui see on sealt välja imetud, just kui nagu on ju, siis tekib küsimus, et mis siis see meie intelligentsus ikkagi meie peas on ju. Et aeg-ajalt ma lähen nagu koos koeraga peegli ette, vaatan ise ennast sealt, keeran pead ühtepidi ja teistpidi, mõtlen selle elu üle järgi, et nagu, mis on nüüd nagu elu mõte on ju. Ja lõpuks ikkagi siin ka siis on ju, sama tõdemus on ju, et code review on siis see, mida peaks tegelikult tegema on ju, ka kõikide endale proposal'itele, kas seal on kirjas see, mis te nagu tahate teha on ju. Ja ilmselt on ma arvan, et selle code review'dega, jällegi vaadates, mida maailm räägib on ja mis kogemused on ikkagi tulemus seal, et mõni mees on töölt lahti saanud on ju. Sest ei tee review'si. Ja kui ikkagi lendab ventilaatorisse ja kliendid hakkavad kõvelaga karjuma või andmebaas ära kustutatakse midagi muud selles vaimus on ju, Terraformi teile kirjutatakse, et formaadi malgatuseks kõva kätte ära on ju, siis kui te olete esimest korda oma näpud kõvasti ära kõrvetanud on ju, siis ilmselt pärast seda hakkaks nagu valideerima. Aga see distsipliini hoid on väga keeruline. Oi küll on keeruline. Et mina sain ennast kõrvetatud, see mind natuke aega parandas. Ma õppisin nagu neid plaane paremini kirjutama. Et mina nagu vaibisin, päris ei vaibinud, aga kirjutasin ka nagu spekke osaliselt siis nagu selles plan mode'is on ju, ja läksin liiga suurte ampsudega edasi ja korraga kaotasin nagu koodibaasi üle igasuguse kontrolli. Ma ei suutnud mitte midagi aru saada, mis seal toimub. Läksin koodi lugema ja ma ei suutnud sellest arhitektuurist nagu enam aru saada.
ja sel hetkel ma lõpuks mõtlesin, okei, nüüd see asi hakkab nagu hapuks minema ja kustutasin kogu projekti maha, alustasin otsast peale. Ja hakkasin selgelt väiksemate sammudega ja selgelt läbimõeldumalt nagu kogu seda teed pidi nagu käima, et see asi ei oleks mul kontrolli all. Hoolimata oma 35-aastasest koodi kirjutamise kogemusest on, et ei saa päris nagu minema joosta sellega pimesi. Ja me näeme oma tudengite pealt on. Ilmar, te olite kaitsmistel on nüüd. Kuidas nende nagu spec-driven development paistis? Ma arvan, et siin on pigem küsimus see, et kas nad üldse aru saavad, mis nad teevad. Mulle tundub, et siin rääkides Mikuga ja kes varem on nagu kaitsmiseid rohkem vastu võtnud, et need, kes ei viitsi, need ei viitsi ka AI-ga, need, kes ei oska, need ei oska ka sellega. Ja need, kes on teravad lihtsalt, mulle oli üks, kes tuli kaitsma, tal oli nagu siuke rakendus valmis, et task planner, seda võiks müüma hakata juba. Reaalselt oligi, kõik edge case'id, kõik oli välja lahendatud, kõik repeatid, asjad, kõik. Tal oli isegi notification'id hüppasid veebitauseris lahti. Ja tegelikult ei ole midagi tapvalt keerulist. No jah, aga ta ütles, et muidu ma ei oleks viitsinud, aga ma olin arvestanud, et ma kulutan selle peale 2 päeva, eks ju. No ma siis nii kaua kirjutasin, kuni ma viitsisin. Nad lihtsalt, ta nüüd tarnib rohkem lihtsalt. Aga koodi lugeda. See on päris ilmus, eks? See on väga raske. See on nii raske neile. Mul on, küsin neid reaalselt, et räägi mulle, kuidas JavaScript aitab. Me mudame selle Tommi ära. Ta küsib, mis asi on Tom. Ja, üks ütles, no meil on need Tommid ja värgid, aga see selleks. Seal on nagu, ma viin ta õigesse kohta koodis ja ma ütlen nagu, et räägi mulle. Ja seal on render tasks tal ees, peaks nagu midagi joonistama. See funktsioon peaks tegema midagi renderiga. Ja nad ei suuda sealt nagu sellest uue-reaalsest funktsioonist nagu välja filterdada veel seda, et see render task on see koht, mis selle nagu tõenäoliselt tegeleb selle taskide välja joonistamisega sinna. Ja nagu mul on tööl raske koodi lugeda. Ma mõtlen, mis siis veel nagu tudeng tundma peab, kes peab põhimõtteliselt nüüd hakkama äkitselt mitte koodi kirjutama, vaid lugema seda ja valideerima. Lugema võõrast koodi, mida oli ise oma väikeste kätega rida haval kirjutanud. Täpselt. No, seda teemat on mujal ka arutatud veits, aga peamiselt see langeb ikkagi sellele, et kes nagu päriselt tahab asju õppida, küsibki, et mingi ala hakkab end quizima teemadel, whatever. No mina nüüd tegin, võime korraks vaadata minu kursus. No ei pea isegi mingit kurses asi olema. Ei, ma lihtsalt näitan teile, kuhu ma nüüd siis jõudnud olen sellega siin. Kus tudengite nagu probleemidega. Ehk kõigepealt on ju, kõigepealt tegime siis nendele sellise asja nagu let AI explain. See oli, ma ei tahtnud seal Teamsis öelda, aga see on täpselt 10 korda nii pikk, kui üks tudeng viitsib läbi lugeda. See on nagu eraldi teema, see on nagu tudengi probleem. Ole viisakas keriseda pole ja vaadake. Siin on see iva. Siin oli see küsimus, siis seda sai nagu parandada, siit tuleb see improved prompt, ja siit tuleb lõpuks siis tapeet. Aga nagu tudeng, kes juba sellist asja viitsib läbi teha, ta tõenäoliselt tahab nagu ise õppida ja tal juba pole seda vaja. Ei no ongi, küsimus, et kui tudeng ei taha õppida, siis kuidas ma sunnin seda tudengit, kes ei taha õppida? See on täpselt, sellega on nüüd teine häda, oli vaata see üks tüüp, kes tuli sulle kaitsma, kelle sa mulle üle andsid ja siis ma tagasi andsin sulle. Mingit õnnetu lastekodu laps, keda keegi ei taha, põrgatatakse nagu. Oligi selline asi. Ja siis, kui tema küsis mingi küsimuse, siis ta keris selle kohani, selles juhendis ja hakkas sealt ette lugema. No see, meil on suuline eksam, enam rohkem ei puudutata mitte midagi. Küsisid, et kus see koodis on, siis ta näitab seda juhendit, ütleb, näed, see on siin. Fail, põhimõtteliselt on see läbikukkumine. Küll jah, sellest ma saatsingi sinu juures. Aitäh, sõber. No aga ühesõnaga näete, et idee oli selles, et siit tuleb välja nagu lõpmatult seda tapeeti. Ja selles, et ei ole liiga pikk see tapeet, selles, et see tapeet räägib õigetest asjadest ja mitte väga paljude sõnadega tegelikult. Kõik need flow'd, asjad, kõik see, mida nad justkui peaksid teadma. Siis me tegime järgmise eksperimendi, siin küsisime veel midagi
ja siis kuskil kõige lõpus me vist isegi jõudsime veel selleni, on ju. Seletame mingit arhitektuuri, veel midagi, veel tapeeti, on ju. Code review'd, oodad kuskilt siit tuleb, on ju. See on muidugi väga hea, et sa ise... Ja lõpuks oli see, et me küsisime eesti keeles. Ja vastab ka tõesti nagu eesti keeles, on ju. Abstraheerib, nii et vähe pole. Kasutusulatust. Unit of work muster. No, mida iganes, eesti keeles saab, on ju. Ja nüüd ma siis tegin veel järgmise sammu. Nüüd ma olen kirjutanud, ma ei tea, 4 päeva kõiki loengumaterjali ümber siin, on ju. Ja tapeeti nagu putru. Ja tekitasin lõppu sellised asjad. Siin üks asi, mis sa võid ka proovida. See on quiz on ju koos vastustega, mida sa pead teadma koodi kaitsmisel. Sa võiksid ainult selle jätta sinna. Ei, asi, mida tegelikult... Jah, ja kõik üle ära kustutada, üle küsi ei käest. Ei, Docusaurus toetab MDX-faile ehk tee need MDX-failiks ja tekita mingi eraldi komponent, et sa vastuse peidad nii-öelda ära ja kui nad klikivad selle peale, siis see vastus tuleb nähtavale nii-öelda. No seda saab teha, et nad oleks nagu haiditud, on ju. Show me the answer, show me the hint. Ma katsingi küsida, vaata, sa nüüd tegid selle küsimuste vastuste selle, eks ju? Ja kui me nüüd küsime mõne küsimuse, mis siin ei ole, mis tudeng ütleb, et aga näed, seal ei olnud seda küsimust. Ei peagi olema. See on nagu... Sest nüüd nad õpivad ära need küsimused. Ma võin siia muidugi parandada seda lauset, on ju. Et nagu, those are the typical questions asked. Ja, sest sa eelmise kaitsmise päris lõpus seda märkmiku nägid või? Pabermärkmiku sellele öeldi. Ja, oli mingi paberimärkmik ja on ju. Sa ei tea, mis see siis oli või? Aiman, nägin, sa olid lahti kirjutanud igast asjad siin endale. Aga kuidas ta seda tegi? Ta tuli hommikul kohale. Kuulas kõiki küsimusi ja istus päev otsa. Kõik, kes tulid välja, läks iga juurde, mis küsiti, pani kõik kirja ja päev läbi istus, pani kõik kirja ja siis tuli Miku juurde ja nii, küsi. See on väga õige, ta õppis kõik hetkeks selle jooksul. Ta tegi midagi. Ta tegi vähemalt midagi, kui sa nagu koodi viitsin kirjutada, siis vähemalt viitsin, siis see on küsimus. Ta kirjutas koodi aega, aga ta õppis selle käigus, ta oli päev läbi õppis. Ja. Kohtamatult õpib. Nagu me teame, kõik, kes te olete nagu vanemad inimesed, nagu mäletate ilmselt, ma ei tea, kas noored tänapäeval teevad enam, ju vist ikka teevad, aga spikri läbikirjutamine ja mitu korda spikri nagu ümber ja paremaks ja väiksemaks kirjutamine selgus korraga, et ootamatult, et shit, mul polnudki spikrit vaja, mul oli see kuidagi nagu meelde jäänud, mida sinna kirjutatakse. Raspberry Lexa. Minu spikriga oli veel sedasi ka, mina sain mingi 91 punkti lõpuks kokku, andsin mingile sõbrale oma spikri maha kirjutamiseks. Ta tegi minust parema tulemuse peale, nii et tekib küsimus, et tegin liiga hea äkki või? Jah. Aga nagu point on see, et tegelikult keskmine tudeng tahab, aga just nimelt see koodi lugemine nii raske. Ja nüüd eriti, kui sa sellest räägid, see näeb nii oluliseks ja see on tõsi. See on ikka väga raske. Sa pead lugema seda nagu raamatut. Sa pead lugema seda nagu pigem nagu krüpteeritud teksti, on ju. Ilgelt hoolikalt mõttega näpuga järge ajamiselt, on ju, et mitte nagu ilukirjandust lugema seda koodi, on ju, vaid nagu seda pead suutma iga rida on saladus, mis tuleb lahti mõtestada, on ju. Kuidas see krüpteeritud tekst istub kokku ülejäänud, kus siin see ärisaladus nagu välja öeldakse, on ju. Kas see nii-öelda kokku korjatud spioonigast kätte saadud tekst, on ju, kuidas see on seotud varasemate tekstidega, mida see tähendab meie geopoliitilises olukorras, on ju. Kas korradi keegi asub kedagi nüüd ründama kuskil, on ju, mis see plaan nüüd nagu on, keda järgmiseks ära tapetakse, on ju. Siis tuleb selle niimoodi nagu lugeda, mitte nagu lihtsalt nagu mingit korradi ilukirjandust, et nagu mingi flow oleks, on ju. Kas nad selles mõttes oskavad ise kirjutada enda koodi, aga nad ei oska võõrast koodi lugeda? Ei, kõigepealt, et nad ei pea oskama enda koodi kirjutada. Ma ei saa seda kontrollida kuidagi. Meie ainukene viis seda kontrollida on see, sest ta varem oli kindel, et nad oma koodi ise kirjutanud, suht koht, on ju. Nad võisid küll tellida selle Ukraina sõjapõgeniku käest või kust iganes, on ju, varasemate aastate või kaitsta sõbra oma, on ju. Aga seda juhtus üsna harva, on ju. Sest nad jäid väga ruttu sellel nagu kaitsmisel vahele ja nad ennekõike jäid kaitsmisel vahele juba sellega, et neil ei olnudki midagi nagu mida kaitsta, on ju. Kui tal oli kood, mida kaitsta ja nagu ma nägin, et ta suudab selles koodis navigeerida, on ju, nii oli üldiselt nagu selgelt on selle koodiga ise kirjutanud. Nüüd nad tulevad selle AI lahendusega, nad on selle kõik kokku vaibinud, on ju, siis oled nõuete alusel kirjutanud kokku kogu selle projekti, on ju.
hetkel oleme me kehtestanud nõuded, me ei ole selles aines siin, see ei ole agentidega tarkvara arendusaine, kus me oleme, vaid nad peavad suutma oma koodi, mitte nüüd siis enam ise kirjutada, aga nad peavad suutma seda koodi kaitsta iga viimase kui sõnani selles koodis. Kui sul on võetud külge mingi teek, miks sul on see teek seal küljes, mida see tähendab? Suvaline sõna on koodist, miks sa panid siia private'i, mitte protected'i või vastupidi, miks sa panid siia protected mingisuguse klassi liikmele, aga mitte private'i. Palun seleta mulle, mis on selle põhjendus? Ja kui sul ei teinud seda varem selgeks, siis nüüd vaata oma koodi 30 sekundit on ju, ja katsu arvata, kas üks või teine valik on õigem või halvem. Ma ei näe muud varianti, kuidas seda teha. Sest varem oli see, et okei, isegi kui ta kukkus kaitsmisel läbi, me saatsime ta koridori või midagi oli puudu, kirjuta juurde, inimesed istusid 8-12 tundi siin koridoris või kuskil klassis on ju, ja tulid õhtul uuesti kaitsma või sageli ka järgmise päeva hommikul kaitsma on ju, me istusime öö läbi siin koolimajas on ju, ja ta oli selle kirjutamise ajal selle asja nüüd kuidagi selgeks saanud on ju. Nüüd seda enam ei ole on ju. Kui ma ütlen talle, et tee mingi muudatus, siis ta läheb kirjutab nagu opusele ja opus teeb talle muudatuse on ju, hurraa, toimib on ju. Ja muideks, nüüd on väga hästi näha need tudengid, kellel on raha, need tulevad ja kaitsevad paremini kui need, kes istuvad selle mingisuguste odavate või gigapotato otsas ja kui vanasti oli võib-olla vahe selles, et kellel oli kodus läpakas ja kes pidi koolis käima arvutit kasutamas, eks ju, siis nüüd on nagu näha kohe, et need, kes teevad Claude Code'iga, need teevad kiiremini, paremini, õpivad rohkem ja kellel ei ole raha, siis Sest ma ei pea edasi-tagasi mingi chati aknasse minema kopima koodi. Et see selles mõttes see on nagu nüüd järgmine nagu mure, et kuidas... See on pidev mure, et ma olen seda siin koolis ka korduvalt üles tõstnud, et meie kallis direktor ka nagu üritab midagi välja mõelda. Ilmselt üritamegi siis selle tekitada, et kõik saavad selle sama OpenAI juurdepääsu, et arenduse tudengid saavad endale kodeksi. Ja siis sinu aines ei ole neid enam nii palju, eks ju. Pythonis alguses pole vaja. Seal ei ole vaja, see ongi. Seal tulebki mingil maal, et nagu Märt ka ei taha, Märt tahab arvutiklassi luku taha, kõik kotid, telefonid minema, salvestame ekraani, mida iganes, kirjutate ise, aga see oligi nagu, ma olen see Märdiga korduvalt rääkinud, et see ongi nagu eesmärk, et mina tulen pärast Märti, tegelikult peaksid olema kõik selle private'i, protected ja kõik muud ideed selgeks saanud. Et sul on nagu programmeerimine, suht koht selge ja nüüd sa lihtsalt võtad järgmine raamistik, järgmine keel, TypeScript, vahet ei ole, mis asi see on, tavai, vaatame läbi selle ja saame enam-vähem nagu aru, printsiibid on juba selged. Aga praegust, ma ei tea, tudengid, kuidas teil seal on, kes te olete seal nagu vanema kooli tudengid? Kui sa õppisid see semester ära Pythoni, kas ma võiksin eeldada, et sa järgmine semester ka oskad Pythonit? Võtame mitte see semester, sa õppisid eelmine semester Pythoni ära, ehk siis sügissemester oli, ja nüüd ta tuli jaanuari lõpust algas uuesti kool. Kas ma võiksin eeldada, et sa ikka veel oskad Pythonit? Võiksin nagu täieta sellest midagi ikka oluline. Meil on ikkagi praegast olnud nagu tulemus, et kõik need tudengid, kes tegid terve C-Sharpi läbi ja kõik nagu kaitsesid oma kodutööd ja tegid suured lahendused asjad, tulid 2 nädalat hiljem algas sama keele pealt nagu sügavam raamistik. Ja mulje on küll kohati niuke, et nad ei ole mitte kunagi mitte kuskil käinud ega mitte midagi nagu, mitte kuskil mitte midagi mitte kunagi õppinud. Täielik nagu segadus on sellega aeg-ajalt. Et ma ei tea. Nüüd me arutleme mingisugused sügavamad probleeme, et selle filosoofiasse. Aga ühesõnaga, mina olen, ma ei tea, niisugused materjalid teinud. Ehk nüüd... Sa oled endast kõik oleneva ära teinud. Ma olen justkui endast kõik ära teinud, aga mul on ikka tunne, see on mingi laste ja kogu inimeste motivatsiooniteooria, kui valus ei ole, siis ei ole ka motivatsiooni. Kui ei ole elulus nagu võitlust elu pärast, siis ei ole ka nagu mingit kirge selles asjas. See on küll, kes esimesel kaitsmisel tulid hästi lihtsalt ja kukkusid läbi, siis teisele tulid nagu väga tublid. See sama tüdruk, kes tuli sinu juurde oma TypeScripti kaitsma. Ja, kellel oli karpal tunnel tekkinud elu pärast. Ja, sa said ka lõpuks teada. Pidi käe endal kipsi panema ja selle lahasega käe tuli selle pärast, et ma olin sundinud teda nii palju arvuti taga istuma, et tal sai käsi see hiire peal krambi või midagi nagu. Kaitsma ütles esimene asi oli, et käveri pärast ma jäin haigeks. Aga vaata, ta käis nädal aega varem ja nüüd tuli nädal aega hiljem
ja ta oli selle endale selgeks teinud. Ja ta oli endale selgeks teinud. Et võib-olla jah, need, kes kukuvad läbi, tulevad teist korda uuesti, siis nad saavad aru, et nad peavad nagu õppima. No samas see ongi seesama, et valus on. Samas on jällegi see, et need, kes esimese kaitsmisel ära käis, siis jutud hakkad levima. Ja kusjuures minul on mure, mis saab edasi. Sest JavaScripti harjutus oli nii lihtne ja TypeScripti harjutus oli nii lihtne ja nüüd, kui tuleb järgmisel kaitsmisel Vue, React ja Docker ja VPC või VPS. VPS. Ja. Kuidas nad seda kõik ära teevad? Mis sa arvad? See on ka lihtne. Mis sa arvad? SSA võtme Cloudile kõik mured on lahendatud. Aga ma arvan, et see on nagu okei, kui valus on. Et kukuvad siis vahepeal läbi ja tulevad uuesti. Et ega kui muidu selgeks ei saa, siis äkki saab niimoodi selgeks. Nii, aga ühesõnaga blablabla, lähme tagasi sellesse kohta, kus meie olime. Ja nüüd siis lõpus on see natukene, ma jõudsin ka nüüd teadusesse välja, või kõigepealt see, mis siin valesti on, mis on hästi, mis on valesti on ju. Üks minu murekoht on see siin, mis on ka OpenSpec'i probleem on ju, mille üle peaks natukene nagu mõtisklema, ehk kui taskid on pikemad, siis mis nendest spec'idest saab. Ehk kui implementatsioon ja mudel hakkavad nagu oma rappa minema on ju, mingit asja nagu tegema seal täie hooga, kas need spec'id vastavad enam sellele, mida siis tegelikult koodi kirjutati. Ehk see on mingisugune asi, mille üle siin peaks nagu mõtisklema. Ja kindlasti üks probleem, mis siin on siis ühe repo põhine fookus. See on üks koodibaas korraga. Ehk mis siis saab, kui tal on ju mitu erinevat koodibaasi, kuidas need peaksid omavahel kokku käima, et see on siit maailmast veel väljas on ju. Ega alati võib siia mingisugust tehnilisi lahendusi teha, on ju, igasugused monorepod ja kõike muud nagu välja mõtiskleda, on ju, et kuidas sellest jagu saada. Olete te proovinud kirjutada mitut erinevat asja korraga? Et OpenSpec'iga minul on päris hästi ennustanud. Mina olen teinud monorepos endale, kus on nii-öelda backend ja frontend on ühes repos koos lihtsalt. Või siis mul on kirjutanud ka niimoodi, et on ütelnud, et unust ära, et sul Git on, on ju, et mul on küll 2 eraldi Gitti, aga ma avan nad nagu üks kataloog kõrgemalt ja hakkan seal nagu toimetama. Aga sellist päris head lahendust ei ole, kus ma saaksin nagu mitut repot eraldi hoida, on ju, eraldi kohtades ja siis kuidagi neid nagu mingiks tervikuks kokku sugereerida, on ju. Ehk siis me jõuame sinna maailma, kus see BMAD nii-öelda möllab, on ju, kes on nagu spetsiaalselt selle jaoks ehitatud. Kuidas 40 erineva repoga gigantselt infosüsteemi arendada. Ja natukene siis sellist teooriat ka teile siia nüüd on ju, mis siis tegelikult, me oleme kõik nagu praktikud on ju, mina olen enne kõik hästi praktilise lähenemisega, aga tegelikult, kes te nüüd siis magistris informaatikas olete on ju, teie peaksite nüüd neid sõnusid ka oskama nagu lugeda on ju. Või lugeda oskama neid kõik on ju, aga nägema seda oma mingisuguste õpingute käigus on ju. Ehk siin on siis päriselt ka inimeste nimed ja nende doktoritööd ja kõik muud taolised on ju taga on ju, kust me selle kõik oleme välja võtnud. Kas teil on selline aine nagu, või kas te olete käinud nagu loogiline programmeerimine? Prologit õpetatakse teile. Kabet teete prologis? Õppejõud on, mis te nimi on? Ma tegin selle bakas, see oli mingi 7 aastat tagasi. Aga see aine on sama ja aine on sama. Ülesehitus peaks sama olema, et see kabe ikka on lõputöös. Lõputöös on jah, saate kabet üksteise vastu mängida on ju. Ja seda annab, kõrgult, mis see lõppöö nime oli? Ants Vain? Ei. Vain, midagi oli. Oli Vain või? Ja temal on siis ka teine õppeaine, mis on siis see tema teoreetilisest uurimisest on ju, mis räägib just sellest asjast siin on ju. Jüri Vain, mitte Ants Vain, Jüri Vain on ju. Ja tema teine aine on, mis räägib just nimelt sellest siin, aga siis sellest varasemast ideest enne keelemudelid on ju, et kuidas verifitseerida, et teie kood on korrektne. Kuidas matemaatiliselt tõestada, et teie kood on korrektne. Kuidas matemaatiliselt tõestada, et ma ei tea, for loop töötab nii, nagu ta peab töötama. Ja kõike muud taolist. Ma tegin hunnikus paberi peal harjutusi, kuidas seda tõestust läbi viia. Ja mingisugused vahendid on ju, kuidas siis seda modelleerida, kuidas kontrollida, kuidas te tõestate, et teie ABS-i kontroller töötab nii, nagu ta peab töötama. Kuidas te nagu matemaatiliselt tõestate mingi softiga simuleerite või emuleerite seda kontrolli on ju,
et selles suurepärase ABS-i kontrolleris on kõik tingimused kaetud ja igasugused mingid vibratsioonid ja temperatuurid ja mis iganes muus asjad on, kõik on nagu läbi mõeldud, on ju. Et see oli terve siis süsteem, on ju, kust on kõik need terminid siis pärit ja kust need inimeste nimed tulevad, on ju. Mida nüüd siis me üritame siis suruda sellesse mittedeterministlikusse keelemudeliga teostatud mingisugusesse asja, on ju. Et nüüd me korraga hurraa vabanesime sellest matemaatikast, on ju, mingitest formaalsetest lähenemistest, on ju, et hurraa meil on nõuded ja keegi müstiline kodanik, autocomplete, on ju, suudab nende nõuete põhjal meil autocomplete'ida selle koodi kokku, on ju, oleme nagu õnnelikud selle üle, on ju. Aga iseenesest, kes nüüd magistris käib, on ju, kindlasti minge sinna Jüri ainetesse, sest need on hästi totrad ja rõvedad ja niisugused nagu teoreetilised, aga panevad väga hästi nagu mõtlema, et mida see siis nagu tähendab ja kus see siis nagu tuleb, on ju, kuidas me mingit valgusfoori programmeerime ja üldse saame kindlad olla, et see valgusfoor töötab nii, nagu me nagu arvame, et ta peaks töötama. Ja kas me kõik nagu edge case'ina läbi nagu testitud, on ju, sest seal on võimalik genereerida, võimalik nii-öelda tarkvaral lasta kõik situatsioonid läbi genereerida, et kas kõik võimalike sisendite kõik kombod on nagu olemas, mida see nagu tähendab. Ja kes teist on käinud F-Sharpi tegemas Juhaniga? Paberi peal eksamit. Mõned üksikud nogutused. F-Sharpis on ju käis minu arust see sama kutt, kes seal parasjagu annab koos Juhaniga seda ainet, on üks, kes selle doktoritöö kirjutas ja kes Microsoftis tükk aega istus, on ju. See regexis mingi asja? Ei, mitte regexi, kes tõestas formaalset tõestust, koodi korrektsuse tõestust tegi läbi F-Sharpi, on ju. Ja tema oli PhD riis, nii-öelda postdoc oli Microsoftis tükk aega. Ja nemad näiteks tõestasid sellise asja, et on võimalik formaalselt tõestada F-Sharpis, on võimalik formaalselt tõestada algoritmi korrektsust või teie mingit ülesande korrektsust ja vastavalt sellele on võimalik genereerida, mitte siis F-Sharpi kood, aga genereerida näiteks C-Sharpi kood ja saada või C++ või mille iganes kood ja saada oluliselt optimeeritum kood kätte. Sest saab matemaatiliselt näidata, et sul ei ole vaja näiteks funktsiooni alguses seda if lauset, mis kontrolliks, et kas sisendparameeter on, ma ei tea, ütleme 10-20-ni. Sellepärast, et me saame matemaatiliselt näidata, et kõik path'id, mis seda meetodit välja kutsuvad, on selle juba eelnevalt nii-öelda kontrollinud. Ei ole võimalik, et sealt tuleks mingi muu väärtus 10-20-ni. Ja sellega näituseks kirjutati, kui ma peast õigesti mäletan, siis Firefoxi kogu HTTPS-i händlemine, ehk siis TLS-i teostus. Kirjeldati selle formaalses keeles ja siis selle pealt genereeriti C-kood, mis siis nagu on päris koodibaasis on ju, ja tulemuseks oli, mäletaks, 20% vähem koodiridas ja 10% kiirem töö või midagi niukest. Sest ta lihtsalt elimineeris nii-öelda mõttetud kontrollid ja mõttetud code path'id, mis oli nagu matemaatiliselt tõestatud, et neid mitte kunagi ei läbita, et see on tegelikult otstarvetu kood. Et kui sa vaatad ühte funktsiooni, siis ma ütlen, jah, ma pean ju kontrollima, kas parameeter on siin see või teine, aga kui sa lähed vaatad oma koodibaasi, ütled, näed, see on privaatne meetod, seda kutsutakse välja siit nendest 3 kohast, ja nendest 3 kohast ei ole juba matemaatiliselt võimalik, et siia tuleks üldse vale sisend. Järelikult see if lause siin on nagu täiesti pointless, järelikult viskame if lause välja. Et see on nagu selline formaalne tõestus, kuidas siis seda asja nagu teha. Kuidas kirjeldada kõigepealt neid tingimusi oma koodibaasis, kuidas siis nagu automaatikaga need formaalselt neid tingimusi kontrollida ja lõpuks siis kuidas genereerida kood, mis siis jätab mõttetud asjad kõrvale. Ja mis on siis see teooria siin samas, mida siin ka tegelikult üritatakse mingil tasemel nagu saavutada. Et me kehtestame nõuded, disaini nõuded, mis iganes nõuded, lõpuks nagu väljundi nõuded ja laseme oma koodi siia vahele rõõmsameelselt genereerida ja üritame siis saavutada võimalikult optimaalselt nagu mingisugust tulemust. Kuidas te nüüd kõik programmeerima õpite, seda ma ei tea. Siin me ei tulnudki õppima programmeerima. Ja siia ei tulnudki, aga kuidas te õpite programmeerima või kuidas õpivad programmeerima tudengid, noored, see jääb mulle selgusetuks natukene. Või selles, et minu prognoos on ikkagi see, et me peame mingisuguseid teistsuguseid inimesi kooli vastu võtma. Et seda laia massi ei saa võtta, ei saa võtta 400 tudengit nagu arendust õppima. This is not it nii-öelda. Et kui sul sisemist motivatsiooni ei ole, siis Kikas siin esines sõnaga Kaido Kikas on ju, kellega ma sellest pikalt rääkisin, siis tema ütles tulemused, eluaeg on meil niimoodi olnud, et meil oli 10% noivikuid, 10% on pasteete, kes seda midagi teha, ja siis on see keskmine 80%, aga nüüd nagu AI-ga on kuidagi juhtunud see, et see keskmine 80% on vajunud nagu sinna pasteetide poole, mitte nagu ülespoole. Et ennem nagu elu sundis need midagi nagu tegema,
leebe suhtumine on see. Ei on reaalselt selles mõttes, et ma küsisin ka tudengite käest, et Kristiina Hakk, kõrgem matt, eks ju. Kellelgi ei ole mingit küsimust, et kas tuleb käia kohal või mis päeval on test või mis iganes. Või kas saab distantsilt teha või... Ja kas saab distantsilt teha või ma see päev ei taha tulla, ma tahan mõni teine päev tulla. Et seal on mitte keegi ei, kõik käivad kohal ilusasti, kõik teevad sellel päeval testi, ei ole mingit probleemi. Paberil kontrolltöid ei ole enam. On. Seal on. Ei no meil on nüüd suuline eksam, on ju. Jah, ehk siis see teadmiste kontroll on jah, see formaat on lihtsalt peab olema teine, eks ju. Aga see, vaata, mis Hanna tõi, see sisendi, et see Käveri ütles, et loengus käimine on vabatahtlik, tõrgendati niimoodi, et ka loengu järgi vaatamine on vabatahtlik. Et tema tuli kaitsma ja seal küsiti, et küsiti küsimusi, millest räägiti loengus, et tema ei teadnud, et ta peab neid vaatama. Sest Käveri ütles, et see on vabatahtlik. Sa oled liiga leebe. Aga see muuda ära peale seda, kui me oleme kõik juba ma võib-olla kavatsen platvormi ka tulla tegema. Et ma ei ütelnud seda, kus juures niimoodi on, aga sa võid seda niimoodi tõlgendada, on ju. Sa ütlesid, et loengus käimine ei, ma ütlesin, et loengus on vabatahtlik, on ju, aga et see ei vabasta kohustusest teadmast, on ju, aga nad nagu teevad... Sa ei lisanud. Lisasin küll, aga nendel on... Ma isegi mälen. Aga seal on mingi selektiivne kuulmine, et nad kuulavad seda esimest lauset, on ju, et sa võid minna õue ja laps on juba õue ära kadunud enne seda, kui sa ütelda, siis kui sul on kodutööd tehtud, on ju, kodutööd tehtud, läks nagu kõredi tühja koridori juba, laps oli juba kadunud, on ju. Okei, aga meil hakkab aeg läbi saama. Et aga räägi palun meile, meil on pool kursust läbi. Ja. Räägi meile mingisugustest nüüd, me peaks hakkama midagi tegema. Te peaks hakkama midagi tegema, minu eeldus on see, et te olete magistrid, on ju, ja te olete tublid. Aitäh. Ja, aga need, kes ei ole magistrid, see on magistritele suunatud kursus tegelikult, on ju. Kes ei ole magistrid, tulevad magistrisse. Kes ei ole magistrid, need tulevad magistrisse. Teie esimene koduülesanne on teil käes. Kõigepealt ma tahan seda koodi näha, on ju. Ma mõtlen siin ka välja mingi kuupäevad, paneme siin tähtaja paika, on ju. Siis ma tahan saada teie käest ilmselt paari esseed. Mitte siis esseed nagu esseed, on ju, vaid arusaamist oma sõnadega kirjeldatud seda näiteks, mis vahe on OpenSpecil ja SpecKitil. Te proovisite lahendada ülesannet, on ju, seda sama esimest koduülesannet, nüüd poole pealt vahetasin või tegin teise katse SpecKitiga, mis ma sellest aru sain. Mis mulle meeldis, mis mulle ei meeldinud, miks mulle tundub, et üks on parem kui teine, miks see mulle sobib nagu paremini. Mingisugust õiget ega valet vastust tulemas ei ole, lihtsalt, et te kujundaksite mingisuguse arvamuse sellest. Raport, et mida me tegime. Raport, isegi mitte, natukene seda, mida sa tegid, aga ennekki see, et mida sa mõtled. Mis sa aru said, mis su arusaamine sellest asjast oli? Jällegi, et siin ma nüüd kindlasti ei taha tekurad mingi kaikaga hakata taga ajama, ja pakatudengeid, keskkoolist tulnud pakatudengitest ette kujutama, kellel tuleb nõuda kohal käimist ja mida veel iganes. Aga ma panen siis mingi kuupäevad asjad külge, et oleks hakkaks konkreetseks minema. Ehk ülesanne on olemas, siin sisuline pool, on ju. See on olemas, ma võin teile ükspäev oma chatboti demonstreerida, mul on Androidi rakendus hääle juhtimisega. Sellepärast, et... Ei, ma võin teile demonstreerida seda, ma ei jagadki seda. Ei, aga näita ka, sest huvitavaks teada, millised ideed inimestel tulevad. Ja. Siis muidu me näeme ja siis... Jah, nõus. Jah. Et eriti on see, et eriti ma sooviksin näha, et te ka nagu rakendaksite mingisugust fantaasiat selle asja peal. Et mitte niisama teha tehnoloogilist demot, on ju, et ma sain selle chati tööle, on ju, see on ju nagu fine, on ju. Aga mõelge just niisugust asja peale nagu mälu, isiksuse kujundamine, kas ma saan sellega ise vestelda, kas ma saan teha tapeedikujulise chati, mis ei lõppe mitte iial, et kontekst ei saa täis, vaid ma saadan historisse ainult viimast 20 sõnumit ja 40-20 sõnumit, mis seal ennem seda oli, need summeerin ja tekitan mingisuguse üleüldise nagu koondi sellest jutust endale, on ju. Kas ta peab meeles minu personaalseid fakte, on seda isikustatud? Et kas te saate küsida 10 päeva pärast näiteks tema käest, et mis mu lemmiktoit on ja ta teab seda, et te kunagi ütlesite talle, et spagetid carbonara on minu lemmiktoit. Et mis te selle chatiga peale hakkate, on ju. Ehk nagu üks asi on nagu selline anonüümne tehniline chat GPT aken on ju koos tuulide asjadega, et see on nagu üks asi on ju, aga seda saab nagu ehitada palju nagu ägedamaks, on ju. Kas see
see üks projekt ongi see, mida me teeme, eks me mingit teist projekti ei tule. Ma arvan, et teil tuleb natukene teine projekt ka. Kui me jõuame BMAD-i, siis me lähme natukene mingit muud asja ka veel proovima. Okay. Et selle otsas nagu maadelda. Aga ennekõike kogu selle asja eesmärk on ja mis on nüüd kindlasti, mida ma tahan jõuda teiega välja, on see, võib-olla siis ka sama projekti peal on Nats veel nagu mõtled, ma ise testin ka seda samal ajal paralleelselt, on just nimelt see, kustutame kõik ära ja genereerime koodi uuesti. Tokenid saavad otsa. Tuleb rahavõit lahti teha ja maksta. Tuleb Opusele see 100 või Antropicule see 100 eurot ära anda. Ega see aine jah, see on rikkurite lõbu. See on see rikkurite lõbu jah, mingist otsast. Kas me teeme seda sinna VPS-i ja Dockerisse, kõik saavad teineteist edasi? Ma hakkan selle süsteemiga vaikselt valmis olla. Ehk ma pean sinuga veits nagu rääkima, et kas me saame seda Gitiga integreerida, et sisult on SSA võtmed kõikidel Gitis olemas. Ja kas ma saan need API kaudu need SSA võtmed sealt alla tõmmata ja siis tekitada mingisuguse süsteemi, ma veel ajan siin asju nagu maja sees, et kuidas me need VPS-id kätte saame, et kuidas need siis nagu klientide, kuidas need tudengite vahel need VPS-id laiali jagada. Ja, sest eesmärk on ju see, et tudeng võiks mitte ronida SSA-ga sinna käsu peale ja hakata asju tegema, eks ju. Ei, ta võimalikult võiks teha küsimus see, et kuidas ta üldse saab sinna SSA-ga ronida. Aga kui me teeme GitLabi CI/CD, kas siis on vaja üldse sinna? GitLabi CI/CD peab minema ise püsti panema. See on sinu soov, et ta paneks ise püsti? See on minu soov, et ta paneks ise püsti. Okay. Kas siin aines ka või? Paratamatult, jah. Okay. Aga siis räägime läbi mingi hetk selle. Ma veel ajan siin maja sees asja, et kuidas me täpselt see teeme, sest nüüd on korraga see, et mulle öeldakse, et näe, siin on sulle 300 virtukat, IP sellest vahemikust selle vahemikuni, selle me saame teha, selle SSA võtmete ja aktiveerida. Ehk siis võtame Terraformi ja... Siin oli tööriist selle jaoks, millega Terraformi kirjutada. Seal on küsimus, et kuidas jagada, ma arvan, et see tuleb läbi selle proxy teha. Läbi proxy ja läbi GitLabi. Et nad on kõik UniID-ga seotud, et proxys saab UniID, sealt ma teen nende masinate IP-aadresside registri, sealt hakkame järjest võtma vabu masinaid ja siis esimene vaba masin, see UniID, sina saad selle IP, võtame sinu SSA võtme GitLabist, kopime selle sinna masinasse valmis ja nüüd on sul nagu juurdepääs olemas. Ainuke asi tekib siis, kui mõni kasutab mitte SSA-d, vaid kasutab personal access tokenit. Kui Vanni siis teeb endale SSA-na. Või siis on see, et ma arvan, et ma teen seda proxys, et sa proxys saad ütelda, et nagu nupp, copy from GitLab või anna see SSA võti siia ja ma panen sul selle sinna valmis. Et sisult läbi proxy, läbi proxy. Ma mõtlen lihtsalt seda, et seal võiks olla ka see võimalus, et lase õhku ja tee nullist. See on keeruline. Lase õhku, meile puudub juurdepääs sellele klastrile, et seda klastrit kuskilt käsurealt või mingist apist juhtida. Ei, aga ma mõtlen seda, et lase õhku mu Dockeri konf ja see ja tee kuidagi, tee mu Docker puhtaks ja... Seda peaks ta minema ise käsure pealt tegema, SSA saata oma konteinerisse. Ta võiks seda teha. Ta võiks seda sealt saada teha, et selleks tuleb lihtsalt mingid juhendid kirjutada. Kas nad jõuavad selle kõik selgeks õppida? No juhend tuleb kirjutada. Vähemalt Happy Pathi juhendiks siis natuke tuleb kätte hoida ja sinna juhendisse nagu juurde kirjutada dünaamiliselt asju, kuidas seda teha. Sest nad ei ole ju seda ühtegi aine. Siiamaani on sellega hakkama saanud. Et nad täitsa nullist alustasime Dockeriga, saime Dockeriga nii pildimise kui ka Compose'iga kui ka Azure'i toppimise ja Docker Hubi publitseerimise kõige sellega oleme nagu hakkama saanud. Et siiamaani see ei ole väga, lõpuks ei ole väga keeruline. Ta läheb keerulis siis, kui katki läheb. Et üks koht, kus me eelmine aasta koperdasime need Maci sõbrad siin kõik, mina kaasa arvatud, et kui sa pildid Macis image'i, siis sa saad armi image'i ja siis sa surud selle nagu pilve ja selgub, et pilves ei ole sul arm ja siis sul image ei tööta ja mitte keegi ütle sulle, miks sul image ei tööta. Normaalseid pilvesid, seal on olemas arm. No, me kasutasime just ka teoorias on see, et meil on ju tudengil juurdepääs Azure'ile ja Azure ei anna sulle mingit armi niisama lihtsalt. Võib-olla see kuskilt teoorias on võimalik, aga tudengi subscriptioniga me ei saanud. See on lihtne flag lihtsalt, et sa annad kaasad pildi image'i jaoks. Ei no see ongi, sa pead pildimisel ütlema, aga siis nagu paar aastat tagasi see ei olnud niisama triviaalselt lihtne selle pildi tööle saamine korredi äpli peal. Nüüd on pildimine GitLabis
ja sealt tuleb sul X64. Ja ka omal aastal ma ka selle Käveri aines lahendasin selles edasi ära. Ma lihtsalt lõpuks andsin alla oma arvuti peal pildimise. Läksin, tegin kooli GitLab ja asjad ära ja... Selle jaoks on target ja paned, mis targeteid tahad. Ja ka ütleme, see ei töötanud mingid aastad tagasi Mäkis. See oli väga problemaatiline oli see Mäkis. Aga nüüd, kui nad pilditakse GitLabi, siis see mudel kaob ära ju. Ja kui me käisime kooli GitLabis pildimas, siis see lõppes sellega, et kooli GitLabil see kõva ketast täis. Ja siis, see on sinu GitLab ju. Ja siis kui kooli GitLabil see kõva ketast täis, siis mina läksin selle peale, kirjutasin kooli GitLabi, kirjutasin, et mis iganes see on, Docker purge all umbes, kõik kasutamata asjad kustuta ära, kõik kasutamata image'id, mille peale kadus Java kursuse dokumentatsioon kadus ära. Korraga oli mingi paanika, mis see toimus, et kõvakette peal on küll toredasti palju ruumi, et umbes nagu 1,5 tera ruumi tekkis juurde, aga aga millegi pärast enam ei tööta korraga mingisugused muud asjad. Aga siis tuligi midagi uuesti ehitada, ütelda, et need ei ole ajutised failid umbes või mida muud iganes. Et sellega sain nagu nalja. Kas mittearendajad saavad ka selle kursusel tehtud? Muidugi. Kaitseme iga rida koodi. Me teeme teile. Ei, siin aines ei pea igat rida koodi kaitsma. See siin ei ole eesmärk, et sellest arhitektuurist olema. Gitti ja see dokeldamine läheb võib-olla keeruliseks, aga seda me aitame. Sest see ei ole siin aines oluline. Või sellega aitab sul AI. AI aitab seda kõvasti. Ei aita, siis seal on mingid edge case'id, kus sul jäävad mingid image'id tippuma ja nii edasi. Aga selle me aitame. Endiselt on see 5 rida koodi, värvi võid ära muuta chatis ja ära tee black mode selle pärast, et siis sa kindlasti läbi ei saa. See ei tohi rangelt dark mode olla. Ja, absoluutselt. Nii, aga sellega on tänaseks kõik ja jällegi, et te olete magistrid on ju, ehk te juba nagu uudsed, kus tulema hakkab on ju, et palun minge mängige nüüd selle Specitiga ka on ju. Ma üritan ka ise siin mängida, aga eesmärk on siis ka teie seda näpiksite. Ehk kui ma näiteks pool tööd olen juba Getchitoniga ära teinud, siis ma võikski nüüd ümber vahetada. Ja teise poole Specitiga. Teise Gitiga. Ja just nimelt, ja põhimõtteliselt, et peas nagu põlema on see, et eesmärk on olema, et tõde on spetsifikatsioonis. Et ma saan koodi ära kustutada ja ma saan võtta ainult oma spetsifikatsioonid ja selle pealt kogu projekti uuesti teha. See on kogu selle teooria nagu eesmärk on see, kui me tahame jõuda. Kas te Getchit muudetud see proovida või ei ole? Ei, see võib ikka proovida, kõik need vahendid tuleb proovida. Sest vaata, üks asi on see, mis on praktika. Ja see, mida sa päriselt parasjagu nüüd täna teha tahad. Ja kuidas sa seda asja tahad teha. Et ma tahan nüüd oma selles koodibaasis ühte asja juurde saada. Ma võtan selle Getchitani või selle plan mode'i cloud code'is või arkitekti kilocode'is. Ütlen, mis ma tahan, arutlen natuke tema küsimusi küsib. Vaatan, et plaan tundub enam, teeb muudatuse. See on nagu kõigiti nagu fine on ju, nagu hetkel nüüd ühte asja tehes, enamik programmeerimist niimoodi käibki. Aga sa ei saa nagu suurt infosüsteemi niimoodi kirjutada. Ja minu nagu häda on see, et ma ei saa ju neid panna nagu maksuametnik kirjutama, kus sa korraga saaksid aru, et nüüd ma olen hädas omadega, et mul ei olegi nõudeid ja ma enam ei saa aru, mis mu selle projekti mingisugune ots 3 kuud tagasi tegi, mis sealt nagu tuli või veel hullem, et mis me tegime 5 aastat tagasi kuskil siin, kust ma selle nüüd kätte saan. Ja alles siis, kui sa neid valusi näed, siis sa saad korraga aru, et kui dokumentatsioon, nõuded, mingisugused disain-dokid, arhitektuuri, need disaini mingid otsused, et need on kõik nagu ilgelt olulised. Et jube raske on nagu koolimeistes või nagu õppejõu vaates, kuidas ma panen väikese projekti peal siin tegema suuri asju. Sa võid ise ennast praegu sundima, et jah, seda väikest projekti on selle Getchitaniga või millegi muuga nagu fine või vibe code'id, jumalaga fine, aga see ei ole selle asja eesmärk. See asja eesmärk ei ole nagu odavamalt või nagu kuidagi kiiremini see asi hakkama saada. Sa pead oma peas nagu skaleerima seda nagu suure projekti peale. Nüüd ma olengi siin maksuametis. Siin nüüd ongi see kuradi kogu see röögatu 20 miljonit rida koodi. Kuidas ma nüüd seda asja nagu teen? Ehk nii-öelda ma sunnin teid või palun teid, ütleme, otseselt ei saa teid sundida, aga palun teid nii-öelda kasutada vahendeid, mis on liiga suured tegelikult selle töö tegemiseks. See ütleb, et arvestage mõsa niitma. Ja te peate mõtlema, et te teete rakendust, mida hakkab kasutama 10 000 inimest. Siis on nende asjadel nagu väärtus. Et kõik need igasugused auditeerimised tagantjärgi on. Kust see tuli, miks on see asi siin lahendatud niimoodi? Ja, uut polti teete. Uued poldid, voldid, uued maksuametid, mis iganes seda tüüpi nagu asjad on ju, elanikkonna registrid, tadaradra on ju. Mõelge õnnetu Siim Vene peale on ju.
õnnetu Siim Vene, on ju, kas nüüd õnnetu on, aga Siim Vene üritab nüüd teha seda, on ju, kuidas siis kogu SMIT läheb suvepuhkusele, on ju, või suvelaagrisse, täpselt öeldes, mitte puhkusele, see on suvelaager, on ju, ja... Nad ei tee enam. Enam ei saa. Ma ei tea, ei tee seda. Jah, sest kursor keerast. Täna rääkisin, aga nad võtavad uued vahendid, on ju, ma arvan, et küll see nagu ära lahendub, on ju. Et nad üritavad, on ju, siis pärandvara, riigi pärandvärast lahti saada. Ehk üks suur teoreetiline küsimus on see, et kuidas me saame võtta ette kogu vana dokumentatsiooni, kogu koodibaasi, ja koodibaas ei lähe kokku dokumentatsiooniga sageli. Ja kuidas me selle koodibaasi ja dokumentatsiooni pealt, eeldades oletame, et siis koodibaas võib-olla on nagu suurem tõeallikas, on ju, kuidas me selle pealt saame kokku genereerida uue nõuete kogumiku, et siis kogu kood uuesti genereerida. Ja see on see, mida SMIT üritab nagu vähemalt teoorias nagu teha, on ju, et võtta oma vana riigi, vana pask, on ju, meil on see pärandvara hiidkoguses, on ju. Mingi elanikkonna register on ju 20 aastat vana, on ju, see ägiseb igast nurgast parasjagu, on ju. Rahvastikuregister on... Midagi niukest, on ju. Et kuidas võtta see rahvastikuregister, on ju, leiutada sealt kokku kõik nõuded, vaadates kogu andmebaasi, stored protseduure, ma ei tea, mida iganes, on ju, ja siis ütelda, et hurraa, nüüd teeme palun, on ju, mille iganes asja peale seal ümber, on ju. Genereerime uuesti kogu koodi. Et see on see, et ühesõnaga selle asja eesmärk ei ole mitte see, et te seda ülesannet lahendaksite, vaid te nagu valmistaksite ette mingisuguse suure asja tegemiseks, on ju. See ülesanne lihtsalt väike nagu abivahend siin, on ju. Mul tegelikult sellest ülesannest jumala ükstas kõik, on ju. Mind absoluutselt ei huvita, kui see chatiga nagu kirjutamine või mitte kirjutamine, on ju. Aga ta lihtsalt on üks hea ülesanne, sest te ka näete seda, kuidas see loop tegelikult töötab, on ju. Tegelikult väga keeruline ülesanne. Siin ma just tahtsin küsida, et kui mul... Seda on ikka nii palju erijuhtumeid. On. Et see rakendus ei ole... See ei ole triviaalne. Ja ma just mõtlesin küsida, et aga kui mul praegu taustal käib üks huvitavam projekt käsil, et kas ma saan seda ka esitada sulle? Ma kirjutan sisulist content management süsteemi praegu. Absoluutselt. Et see ei ole nüüd nagu... Ta ei ole... Ma pean mõtlema selle... See on ebaaus. See on ebaaus, jah. See on ebaaus. See on valus. Ja tegelikult ei ole, et mulle meeldib selles suhtes üles, sest sa ei saa ka oma selle ülesande kõik need asja ära tehtud. Mulle meeldib see ülesandeks sellepärast, et sa päriselt pead selle luubi siin ise valmis kirjutama. Sisuliselt kirjutad oma agendi, on ju. See tähendab, et sa näed päriselt, kuidas need apid töötavad, sa pead need päriselt testima, sa näed, kuidas need toolkoolid käivad, kuidas see nagu chati history kokku tuleb, on ju, kuidas kogu see loop, mida see cloud code tegelikult nagu teeb, on ju, see on tegelikult sama ülesanne. Vahet ei ole, kas ta on sul veebis või ta on sul nagu konsooli rakenduses ja arvutis, on täpselt sama käkk, on ju. Seal on lihtsalt teised tööriistad, cloud code'is ei ole mitte tööriist, et tee veebipäring, on ju, vaid seal on tee veebipäring, kirjuta faili ja mida veel iganes, on ju. Et sa teed sama asja läbi, et see nagu õpetab hästi, on ju, pluss, ta ei ole ikkagi nii keeruline või nii mahukas, et siin on võimalik see kood ära kustutada ja uuesti nõuete genereerida, on ju. Et tead, jääme selle ülesande juurde. Laku panni, sul on cloudi kuradi raha eest subscription käes, nii et anna minna kuradi kirjuta koodina. Põleta. Ma kuulasin... Tudeng saabus tundi. Kuulasin Teamsis seda juttu ja ma tegelikult tahtsin teile seda rääkida, võib-olla huvitab, et meil tegelikult on Terraformiga infragenereerimise lahendus olemas. Ehk et kui sul on vaja sellist asja, kus sul on nii-öelda, Siim Rebane ehitab seda. Ja tal on, praegu juhtus see, et me lasime selle HPC keskuse OpenStackis lasime kõik IP-d nagu kasutusse, ehk neil see IP-d otsa. Aga nad praegu mõtlevad juurde neid IP-sid. Et ma saan aru, et praegu saab ruttu natukene ja siis nad küsivad e-netist veel juurde. Okei, mina elan... Mul on jah, mingi väiksed veidrused, aga noh. Mina elan on ju teises serveri maailmas. Ja nii IT-kolledži serverites. Ja nüüd on puhas sisevõrk on, et me oleme oma proxy ehitanud siin ette. Seal sa saad ka tegelikult, ütleme, sisevõrgu IP-dega sa saad piiramatult, eks ole. Et selles pilves on ka põhimõtteliselt on olemas Terraformi lahendus ja seda on niimoodi, et kas sina genereerid kõigile tudengitele või on ka see variant, et sa annad nii-öelda tudengile, genereerid selle õiguse, et tema saab nii-öelda oma projekti, et ta saab sealt ise võtme genereerida ja saab siis ise selle Terraformi läbi lasta ja seal infra teha. Kuidas me teeme seda? See läheb veits keeruliseks. Sest kord vaatame, et siin HPC kuti otsa on ju, et meil on tegelikult mingisugune sissehitud konflikt siin on ju. Tema ei tea neid asju.
ma tollest konkreetsest projektist väga nagu sideline'it vaatan. Just. Aga mõtlen, et meil on olemuslik konflikt selle vastu, et näed, seal üks mees kõnnib koridoris, on ju. Ehk meil on mingi kooliserverid, mis on IT-kolledži nagu serverid, on ju. Kus nii-öelda mina oma asju nagu ajan, on ju, või kes mulle nagu tekitab, on ju. Need serverid on ka selle ETAIS-i kaudu juhitavad tegelikult. No see on siis... Põhimõtteliselt jah, aga siis kes hakkab seda tegema? Ja kas me ei saa sinna Proxy'sse panna need mingid, et genereeri mulle serveri ja siis saabki serveri ja... No võt, see ongi küsimus, et koolisüsteemist vist ei saa seda, tähendab IT-kolledži süsteemist, ma ei ole siiamaani aru saanud. Et seal on ikkagi see, et Siim nagu teeb seda kuskilt mingi auguga, on ju. Ja siis ütleb, et näed, ma olen sulle genereerinud ja püsti tõmmanud sulle 200 virtukat, on ju, sinu IP-vahemikud on siin, on ju. Ja mul on see virtuka nagu põhi on nagu valmis, on ju, seal on nii-öelda minu võtmed asjad ja Siimu võtmed on sees, on ju. Siis ta teeb sellest 200 koopiat ja üks saab unikaalse IP-adressi, on ju, ja tõsise võrgus, on ju. See on lihtsalt küsimus on selles, et kuigi meil on kirjas 200 pluss inimest, siis tegelikult meil on seal meil on mingi 25-30, kes pole alustanudki. Jah, et vaja neid nii palju ei ole, on ju, aga me kirjutamegi sinna siis oma sellesse Proxy'sse nii-öelda selle management'i poole, on ju. Kui mul on IP-adressid teada, on ju, ja seal on SSH võtmed on eraldatud, on ju, siis eks siin on juurdepääs olemas masinatel, on ju. Ja ma kunagi vaatasin, minu teada peaks sealt GitLabi apist saama küll neid SSH võtmeid küsida. See on avalikud võtmed, see on open, see on avalikud võtmed. Et ma ei taha inimesi privaatvõtik kätte saada, on ju. Mul on endal ka nagu samasugused teemad, eks ole, et kui on vaja nagu neid kineda, et siis kuidas sealt need võtmed kätte saada, eks. Ja, ma vaatasin sakkatega. Seda peaks saama. Aga lihtsalt see on teadmiseks, et see on, kui sa praegu ei taha kasutada, siis ütleme, et ma saan aru, et sa oled hooliv inimene, sa tahad, et Siim Kruusmaal oleks tööd. Siim Kruusmaal oleks tööd ja ma ei saa, ma arvan, et tudengid panna Terraformi kirjutama. Ei, seal on nagu kaks seda moodi. Et üks on see, et õppejõud keneb kõigile ja annab neile virtukad ja teine on see, et see on nagu edasi jõudnud tudengitele. Ja tegelikult on tal olemas Terraform AWS-i ja Azure'i jaoks. Ehk et sul on nagu 3 erinevat infrat, kuhu sa võid siis seda asja teha. Ja AWS-is ja Azure'is on see väike lisa, et sa keegi selle kinni maksma. Keegi selle kinni maksma, jah. Aga põhimõtteliselt see on nagu asi, mille me tegelikult koos Siim Venega nii-öelda mõtlesin välja, et peaks tegema ja seda on nüüd mingi 3 aastat oleme leiutanud, aga Siim Rebane on selle nüüd sisuliselt ikkagi ära implementeerinud. Seal on nagu mingi billingu pool ka, aga see on, ütleme, et... Sa räägid nagu i3-st praegult. Kuidas? Sa räägid sellest i3-st praegult väga. See on i3. See on see, mida Siim Vene arendab Smithis ja Ritis ja nii edasi. Ei, see ei ole i3. See on täiesti... See billing ja kõik see... Aga ei, lihtsalt see billingu osa on selleks, et meil nagu APC keskus saaks püsti püsida, et seal tulid mõned väiksed asjad välja, et meil oli mõned komakohad olid hinnakirjad möödas ja ma vaatasin, et kuradi odav on. Aga siis nad parandasid ära nüüd. Ja neid komakohti me oleme päris pikalt taga jäänud, et jumal ropp töö on. Jah, aga meil on lihtsalt see häda. Meil hakkab natukene põlema. Meil hakkab ajaga raskeks meil vaja, et ma tahan selle nüüd kohe käima saada. Sest tegelikult paberi järgi nad peavad 3 nädala pärast juba tulema kaitsma kõike seda. Täna on 7. nädal, 10. nädalal peavad tulema kaitsma juba. No, ühesõnaga, kui sul see Siim Kruusmaa selle valmis keneb praegu, siis on nagu hea, aga ma põhimõtteliselt nagu tahaks seda teadmist propageerida, et see iseenesest võiks muuta asjad lihtsamaks, et kui on vaja dünaamiliselt nagu infrat provisioneerides, see tegelikult on võimalik. Ja tegelikult seda on ka varem tehtud, tähendab Siim Kruusmaa kunagi pani selle VMware klastri pani sinna ETAIS-i. Ma ei tea, kas ta praegu on või ei ole, eks ole. Ja ta ju tahtis ka ära kolida selle VMware pealt, eks ole. Et see VMware lihtsalt, mis ta nimi on, Broadcom. Need todedad hinnad. Broadcomil tulid inimesed tööle, kes mõtlesid välja hinnakirjad. Nad keerasid nagu väntasid ju kõigile nagu täiesti ära, et kõik tahavad minema sealt, jah.
et see on nagu, noh, mõned suured pangad jäävad vist, eks ole. Telia ka. Et seal on jah, Telia on ju, mul oli Telias on see, mida see Broadcomit müüb, see on ju see ESX server on ju kamma see, mis selle asja nimi oli meil? VMware on ju. Et siis kui see pauk tuli on ju, siis Telia käis ja kurtis meil on ju Telema serverid olid meil selles elasid on ju. Et ütles, et ma saan aru, et nagu Telia suudab praegast VMwaret müüa selle pärast, et Telia Rootsi suutis kokku leppida kogu terve Telia grupi peale selle nagu ühe korra. Ja nad said... Siis ma saan aru, et nad vist nagu napilt said nagu lati alt nagu üle lati nii-öelda, et nendega oldi nõus lepingut alla keerata, mida oli käetud nii väiksed. No sellepärast, et nad said selle edasi müüa lepingu endale. Jah, ma ütlen, ma sain, et nad said napilt selle edasi müüa nagu lepingu endale. Napilt. Ja seda kogu nii-öelda Baltikumi ja Rootsi ja kõikide korda asjade peale. Ja siis, kui nad kõik kokku kogusid, siis said. Siis said. Ja muidu kõik siin, kes meil mingid serverikeskused ehitasid ja kõik muud, nendel on kõigil korda vesi hakkus, kellelgi pole nii palju kaste, et sinna kvalifitseeruda. Et tulemus on see, et mingi korda proks-moks ja korda muud korda rõõmud on. See on mõistlik tegelikult. Build your own infra nii-öelda. Aga ikka tahes. Kuulge, lähme laiali, ma tegelikult peaks orienteeruma minema. Meil oli orienteerumine Tallinna linnavalitsuses. Linnavalitsuse hoones. Ma kirjutasin sulle mingi pika teksti. Aga see... Millal see küll lõpuks... Võida nüüd parasegu või? See ei olnud nüüd nii pikk. Aga tudengid klõpsus eelati. Ehk siis... No seda pidite teie tegema. Mida istute siin ja tee mitte midagi? See oli see, mida teie pidid tegema, see oli teie ülesanne, oli teie 5 assistenti. Ennem kaitsmisi, see tähtaeg oli sellepärast varasemaks pandud. Istute siin terve reede, kõik need kuradi browser'id proposal võiks pidanud üle vaatama. Palgast maha kõikidel. Kuidas oli, kui valus ei ole, siis ei pidanud nagu keegi liigutama. Nüüd olgu valus, olgu üle vaadatud ühesõnaga. Ma kirjutasin sinna just. Jah, ma nägin, eks siis õhtul saavad, see on väga õhtuks, on kõik vaadatud. Ja lihtsalt küsimus on selles, et kõik TA-d rääkisid kõikidele tudengitele, et neid ei vaadatagi üle, sest vanasematel aastatel ei vaadatud. Kogu aeg on üle vaadatud. Me oleme Mikuga, mis jutt see on? Me oleme Mikuga kogu aeg üle vaadanud. Ja ainult siis saad tagasisidet, kui on pahasti. Ja ei ole, ei vasta tõele. Selles, et sa said külge ok niisama. Ja tagasiside, nagu reaalse tagasiside, siis kui oli pahasti. Kui ei ole pahasti, tuli lihtsalt ok on ju. Ühesõnaga ma teen tehtud seda. Ja vaatame palun need kõikide otsa selles suhtes, et see peab ka tegema. Mina olen juba teinud, mul on mingi üle 10 tehtud seal. Jaa, aga selles, et anna põlvega neile kõikidele, et nad kõik teeksid. Mina ei saa talle põlvega anda. See on jalgpallur, ma ei hakka riskima. Tal on pikad jalad käivad kõrgele, on ju. Selle mehega muidugi see punkt ta on kindlasti kiirem ja... hüppab kõrgele, lööb sulle kuradi põlvega kuradi näkku, on ju. Sina saad siin ainult alla peksta põlvega, on ju. Ma siukeste peestega ei hakka tuli. Ma kirjutan korda sinna adminni ka, et kodanikult, et tegelikult tuleb need proposalid nagu läbi vaadata, on ju. No õhtuks on tehtud juba, siis ei ole vahet. Siis on jah, aga siis teeme sõimu, et kes siis rohkem vaatas ja kes vähem vaatas. Sõimu. Olgu valus, olgu tehtud ühesõnaga. Okei. Ütle mulle, kuidas sa läheneksid olukorrale, kui sa teaksid, et firmas on igal arendajal production andmebaasi juurdepääs? Miks? Sellepärast, et suur osa tööst on production mingite issue'de lahendamine. Siis, ja sul on siuke olukord, et nüüd prooviga AI kasutusele võtta. Me tegime tööl niimoodi, et me võtsime nüüd selle